ball. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, so famous, number one, desirable. Tervitused siit poolt, mina olen Elis ja nii huvitav, kui see ka pole, siis ma olen Krisil külas ja Kris Kala on ka minu podcasti jõudnud lõpuks, et kaks podcasterit saavad kokku, vaatame, mis siis sellest saatest saama hakkab, et tore on sind päriselus ka üle pika aja näha, Kris, et ma kirjutasin sulle, ma mäletan, Uus-Meremaal, ja et me teeme et võiks teha saate, aga siis sa ütlesid mulle ei ja nüüd jäimegi ootama seda näost näkku kohtumist ja lõpuks me siis olemegi siia jõudnud sellesse hetke, et see hetk on käes, et põnev teekond on olnud, kas pole, et sul on 7 aastat, sai just on ju podcastimisest, mul 5 aastat kohe on saanud täis, et nagu nii äge, et tere sulle esiteks. Tšau, jah. Et mind kõik see, me täna siin kokku saime, see viis ka mind ennast natuke tagasi sellesse kohta, et kus mina sain selle tõuke ja üldse alustada podcastimisega. Aga mõnikord ongi lihtsalt nii, et see tunne enda sees on nagu nii õige, et tulebki seda tunnet kuulata ja tulebki lihtsalt hakata selle najal nagu tegutsema ja sel viisil oled ka sina tegelikult podcasti, ma arvan, teinud ja tegutsenud, et seda on olnud inspireeriv näha. Ahah, aitäh. Ma mõtlen, et kas ma tõesti ei ole käinud varem või? Sa ei ole olnud mul podcastis, jah? Mul on nagu suke tunne, et kui kuulaja vaataja läheb nüüd guugeldama Ausad naised podcasti ja paneb sinna Ausad naised ja Kris Kala, siis seal tuleb saade, ma arvan. Ei Ausad naist tead mitte, aga ma olen olnud sul kaassaatejuhiks paaris saates. Mul on meeles, me tegime ProGearis mingi saate, kus olid sina ja Lauret. Aha, oli vist ja ma olin külalise rollis. Olid külaline? Ja, see oli nagu siuke pool külaline, et oli nagu koos loomine. See episood minu kanalis üles ei läinud, aga teie kanalis on see üleval. Väga huvitav. See oli mingi siuke aasta lõpu või mingisugune kokkuvõtte saade mingist, ma täpselt mäleta, aga ma mäletan, ma istusin ProGearis. Võib-olla see ei läinud sinu pildiga, sest et sinu nagu saatepilti ma küll ei mäletaks, et ma oleks pannud vaata, et siis meil võib-olla ei olnudki sellist ülesehitust, aga no siis on nii, siis on, sa teist korda, aga sellegi poolest sa oled nüüd rohkem, oled sina nii-öelda selles tähelepanus, aga samas ma tahaks, et see oleks nagu mõnus vestlus, et me mõlemad saame siin rääkida, mis on meie eludes siis üldse toimunud. Aga mul on sulle ka üks väike... Jäta, koer on siin. Salvestame minu kodus, siis mul on siin koer lihtsalt, kes... Tessa. Mul on sulle üks väike kingitus. Väike meine ka Austraaliast, kui ma tulin. Känguru liha või? Känguru liha ei toonud, aga ma tõin känguru ühe siukse suveniirikese väikse. Väga lahe. Et see näeb äge välja lihtsalt. Et kuidagi tundus sinu vibes ja siis ma mõtlesin, et see on sulle. Jaa, pigem on. Aitäh sulle. Väga äge. Et kaamerast hästi näha võib-olla kaugelt ei ole, et võib-olla kui riisina vaadata, siis võib-olla on, aga siuke pudelava ja känguru koos prillidega. Prillid peas tähendab. Siuke võtmehoidja, jah. Pudeleid avaan küll vahepeal. Aga räägi nüüd, sa oled teinud üle 300 episoodi, et kas on mõnikord podcastides olnud sul perioode nagu kes üldse seda kuulab, miks ma seda üldse teen, sest paljuski on ju tasuta töö olnud inimestele, aga su sees on olnud ikkagi see, et sa tahad seda teha, on ju, minu sees on ka, et ma olen tahtnud seda teha. Tänaseks on see küll muutunud, on ju, aga mis sind täna motiveerib saateid tegema? Täpsustan võib-olla seda, et tegelikult on neid saateid üle 400. Okay. Aga mitte Kris Kala podcasti alt, seal on 336, tuli täna hommikul välja. Täna, kui me siin istume, sina vaatad seda, ma ei tea millal, aga hetkel on 9. mai, kui meie siin räägime. Aga ma olen ju lisaks Kris Kala podcastile loonud veel päris mitu erineva podcasti, kaasa arvatud aidanud ka sul alustada Ausad naised podcastiga, aga
aga seal ma ise nagu aktiivselt saatejuhina ei ole nagu olnud oma häälega. Neid episoode on rohkem jah, aga kas mul on olnud hetki või tundeid, et ei viitsi enam või kuidagi on, tead, et kui keegi kuula või ma ei tea, ikka sõidab sisse vahepeal, ma arvan neid mõtteid, et äkki keegi kuula või kui saate vaatamine on väike näiteks või mõnda episoodi vaadatakse väga vähe, kuulatakse vähe, siis tekib paratamatult see tunne, et aga miks ei kuulata? Et mis läks valesti või miks see teema inimestele korda ei lähe või ja no teinekord võrdled ennast ikka mõne teise inimesega, kes teeb võib-olla sellist ka mingit teistsugust, ma ei teagi, contenti formaati, kus sõnade vaatamised on 10, 20, 30, 40 000, 50 000, eks ole. Ka mul on sellised episoode, kus YouTube'is on ka võib-olla 40 000 per vaatamist üks video, aga need on haruldased vähe. Ja siis ikka tekib tunne, et nagu, mida ma võimlen. Ja tekibki, mida ma võimlen, tekib see tunne, et mille nimel ma lõpuks võimlen ja tegelikult see kodusalvestuste formaat tegelikult sai ka sealt lihtsalt alguses, ma lihtsalt tundsin, et mul on, me jõuame sellest täna rääkida, ma arvan ka võib-olla rohkem, aga ma lihtsalt lähen nagu teemana korraks nagu minimalistlikkuse suunas ja kes ma oma natuurilt tegelikult nagu olen. Et, ja, sest inimesed võib-olla ei teagi nagu sinu, milline sa täpselt oled. Ma ise ka ei tea. Aga see mõttes, et see kodusalvestuse mõte jah tuligi selle poole pealt, et ma lihtsalt tundsin mingi hetk, et ma ei viitsi enam mängida kaasa ega tõmmelda selle fansisuse või hullupööra üle võlli professionaalsuse nagu raames. Et noh, ma pean siin just nagu stuudiosalvestust või kuskil, ma ei tea, maksab mingi rämeda mingi koha eest, mingi koha, eks ole, ja teed mingid ägedad show'd asja, et kellele ma tegelikult nagu teen, sest kui vaataja kuulaja vaatab YouTube'ist ka sellist formaati, kus me täna siin minu kodus oleme siin, ma arvan, et kui siin on sisu, mis inimestele meeldib, siis ei ole vahet, milline see taust või kus ma istun, ma võin istuda ka ma ei tea, kus kohas, autos või bussipeatuses, kui see info on tegelikult nagu äge või nagu läheb korda, et ma olen nagu seda meelt, et kui mul lihtsalt tekkis tugev arusaamine, et ma ei taha enam mängida kaasa seda kunstlikku nagu tehislikku sellist set-upi mängu, mitte et see oleks vale, lihtsalt mis ise tüdisin ära sellest. See ei tähenda, ma nüüd ei lähe stuudiost salvestama, mõnikord ikka lähen, aga lihtsalt ma eelistan nagu lihtsust ja nagu sügavust ja kuidagi sellist nagu ehedust rohkem kui seda, et kõik on nagu nii planeeritud ja kuidagi läbi mõeldud ja siis sulle seal keegi ütleb, ma ei tea, kommentaariks enne salvestust, et äkki ikka säti enda pusa niimoodi, et see äkki varjab sul midagi ära. Mind ei koti seda aru, ma tahan lihtsalt lihtsalt ei ole vaja, need on minu jaoks nagu nonsense. Sul ei meeldi skriptitud asjad? Ma ei viitsi jah, seda by the script teha, nagu see ei ole mulle. Ma olen see, kes ma olen ja kui sobi, siis ei salvestana. Täpselt nii nagu on, et minu jaoks on see vabastav. Ja mõne jaoks on see nagu veider. Nii on. Mõistan ja kuidas sul endal on, ma ei tea, aga mina ise nagu näen, mind absoluutselt ei koti see nagu mingis plaanis ma tahan, et saade oleks kuidagi mingisugune struktuur nagu võiks olla, aga ma mõistan sinu seda. Aga sa räägid saate sisult praegu struktuurilt. Aina? Sellega ma olen nõus, mul on ka saate struktuur, loomulikult on, et siin ümber ma hoopis spontaansust nagu täna käin ja sul on struktuur ja siia ma hoopis spontaansust. Aga mina pidasin silmas nagu seda visuaali. Et siin on võib-olla kõige parem näide tuua selles osas, kui vaatame täna sotsiaalmeediat, siis sotsiaalmeedia on täna läinud sellesse kohta arenenud ja kasvanud, eks ole, ja me ise oleme tegelikult seda viinud sinna. Ja nüüd AI annab nagu hagu juurde, et me tohutu dopamiini ja entertainment meelelahutuse laks. Ja kohati on tunne, et kui sa ei tee meelelahutust enda reelsidega või videodega, siis sind vaadatakse vähem. Ja see on nagu fakt. Et sa oled igav, jah? See on igav, on ju. Just, ma olen nõus, ongi igav vaadata mõnikord. Aga mina olen oma natuurit see kiiksuga inimene, ma ei lähe seda mängu kaasa mängima. Mul on siis pohhui, kui mind vaadatakse vähem. Ma aksepteerin seda ja lepin sellega, et ma ei levi nii hästi, sest ma ei taha minna kaasa mängima seda visuaalset meelelahutuslikku mängu. See ei ole mina. Ja selle ära mõistmine viimase 1,5 aastaga on nagu, ja selle aksepteerimine, et see nii ongi, on olnud mulle see koht, kus ma tunnen, et on tekkinud nagu selline, ma ei tea, nagu kuidagi tunnen ennast tugevamana, tunnen ennast enesekindlamana. See ei tähenda, ma vahepeal funni võib-olla ei tee, aga ma ei lähe seda mängu kaasa mängima, mida ühiskond täna kisub sind tegema. Et kui sa seda ei tee, siis muidu oled nagu pointless. No siis olen pointless. See ongi see koht. Et
ma lihtsalt, ma toon nagu ühe näite, ma käisin eelmise aasta suvel 2 podcastis kuuajase vahega külalisena. Ma jälle varasemalt ütlen kogu aeg ei ja nüüd siis lihtsalt tekkis tunne, et aga kui kutsutakse, ma lähen või ju siis midagi nähakse. Ja ju siis on võib-olla aeg nagu rääkida. Esimene podcast läks nagu minu jaoks täiesti pekki. Mitte, et saatejuht midagi valesti teinud või kuidagi halb oli, aga pärast kuulasin ja klepsasin läbi seda saadet, siis vaatasin, et ma nagu rääkisin mingit täiesti mõttetut jura. Ja ma tahtsin hullult väärtust luua. Ma läksin sinna selle taotlusega, et ma tulen ja targutan, ma loon hullult väärtust, ma näitan, et ma olen tark, kogenud, teadlik, mis iganes nurgalt, eks ole, alateadlikult, mitte ma teadlik oleks mõelnud seda. Aga ma olin nagu valmistunud selleks, et ma tulen ja olen nagu guru mõne mõttes on ju, esinen. Selleks jumala pekki ja ma tundsin meil üldse rahul sellega. Ja siis 6 aega hiljem oli tulemas Dali karatisaade, kuhu ma läksin. Ja siis ma vestlesin eelmise saate juhiga, kelle juures ma käisin. Ütlesin talle ka, ma ei üldse rahul sellega, mis toimus ja enda seisukohast. Ja siis ta ütles ka, et tema ei tunne, et nii hull oleks, aga et võib-olla siuke mõte, et ära püüa olla. Ole lihtsalt. Ja siis ma korra mõtlesin, et okei, ma nagu ei tajunud ja ma oleks nagu püüdnud olla, aga ilmselgelt miski see nagu oli. Ja siis kui ma Dali omasse läksin selle mõttega, et aga et ma olen lihtsalt mina ja kui ma olengi igav, liiga eksistentsiaalne, liiga kuiv inimeste jaoks, not fun at all, siis so be it, see olen mina. Ja see saade tuli nagu hoopis teise kvaliteediga. Ma sain olla mina ise, muretsemata selle pärast alateadlikult või teadlikult, kas see sisu, mis ma räägin, läheb inimestele korda, kas seal on mingi väärtus, kas seal on mingit õpetust, mingit taipamisi või kas ma inimestele meeldin. Täitsa ükskõik. Ja see on see, mida ma nagu võib-olla tahan selle nagu pointiga nagu lauale tuua, et see, ma ei ole see entertainment inimene. Lihtsalt ei viitsi. Ja ei peagi. Ja ma arvan, et sinu kuulajad ju ka ongi harjunud sinu moodi saadetega ja nad ootavadki lihtsalt seda sügavuse poolt rohkem kui võib-olla seda välist. Jaa. Kindlasti. Et kui sa hakkadki välisele rõhutama, siis nad võib-olla saavadki aru, et see ei ole Kris, et mis seal nagu toimub, vaata. Ja selle kogemuse sa vist saidki siis nüüd. Aga kas sul on olnud see moment ka, et nagu nüüd lõpetaks kõik ära, cancel podcast Lännu? No üks paus on olnud sees, ma arvan, ma ei mäleta millal, aga võib-olla 4,5 aasta pealt äkki või midagi taolist oli poolaastane paus. Ja see oli vahetult pärast seda, kui ma Ants Rooltusega olin ära teinud Hestia hotellis suur ürituse enne täpselt COVID-i alguses. Üle 200 osaleja ruumis ja suur show ja hästi kihvt nagu podcast sai ja kõik oli nagu siuke päris evendi moodi. Ja siis ma hakkasin kohe otsa korraldama Kultuurikatlas 2-päevast konverentsi Tervem mina, kus oli siis 17 esinejat ja mingi 40 sponsorit ja kõik asjad juba ettemaks makstud selle Kultuurikatla eest juba ja hakkasin pileteid müüma ja siis mul oli lihtsalt paska edalaks, ma arvan, nagu hirmle sisse. Ma nägin, et piletid ei müü nii, nagu ma arvasin. Alguses kohe, kuigi väga varali hinnata, aga minust tekkis tohutu hirm. Äkki ma põlen rahaliselt, täiesti põlen. Ja siis ma lihtsalt tühistasin evendi, maksin raha tagasi inimestele, jäin oma ettemaksudest ilma, jäin miinusesse. Ja siis sealt tekkis esimest korda tunne, et ma ei taha enam olla pildis ja ma ei taha enam salvestada. Ja siis oli kuskil 6 kuud paus. Ja ma ütlesin inimestele ka veel, et ma lähen pausile teadmata ajaks. Ja et kas ma naasen, ma ei tea, aga ma ei oska öelda, et vaatame, mis saab. Ja samal hetkel, kui ma pausile läksin, tegime selle avaliku postituse Facebooki Kris Kala podcasti business lehe alla ja ma arvan, et üks paar minutit hiljem tuli mulle kõne sõbralt, tänaseks siis väga head sõbralt Marius Vahterilt, kes kutsus mind enda ettevõttesse tegevjuhiks. Ja siis üks sulgus teine avanes. Ja siis mingi tekkis mul jälle see koht, et okei, tahaks nagu hakata jätkata rääkimist ja podcastimist. Ma arvan, et see on ainuke paus olnud, kus on siuke koht, aga neid mõtteid jätab pooleli on kindlasti rohkem kui ühe korra, ma arvan. Aga mitte neid tõsiseid. Et see on umbes sama, kui mõtlen, et ma olen mõelnud, et ma tahan teha enesetappu näiteks. Käib läbi siuke mõte, toon siis näite sulle. Siis see tähendab, ma päriselt teen seda või päriselt sellele mõtlen. See on nagu uitmõte, mis viskab vahel pähe. Või et ma olen nagu mõõdetu inimene või et ma ei tea vastupidi, et ma olen ülika endine. Et mingid uitmõtted ikka tekivad selles osas, et jätta pooleli. Aga reaalsus on täna see, et veel ei ole jätnud ja ei tea, kas jätan. Järgnevad 5 aastat paned edasi? Ma poon naljaga ütlen, et surmani. Mõtle, kui lahe oleks kogemus dokumenteerida oma eluteed lihtsalt podcastina ja läbi kõikide erinevate külaliste, loodetavasti mingid ka rahvusvaheliselt,
kuni ma olen põhimõtteliselt surivoodil, noh, enam-vähem. Ja siis laps kuulab neid. Ja siis laps võtab ammu üle juba, on ju, kaassaatejuht võib olla, et see poolnaljaga on ka mõte olemas, et laps võiks olla järgmine Kris Kala podcasti või siis nii-öelda brändi muutus mingi hetk, kus on Elli Kala podcast, on ju, et hakkab podcastima. Et ma ei tea, lihtsalt, et ma arvan, et ma teen seda veel päris pikalt, et ma näen ja tean, et verbaalselt mul on antud hääl, mida kasutada ja see, mis ma täna teen podcasti formaadis, on kindlasti see, mis ma pean tegema, vähemalt veel täna endiselt jätkama. Et siin ei ole küsimuski. Nii et ma ei jäta veel hetke pooleli. Sa oled nüüd üle 400 saate teinud ja siis sa oled pidanud ju ennast vaatama kõrvalt ja editima ja mida sa oled märganud nende aastate jooksul iseenda kohta, et kuidas sa oled inimesena muutunud, kui oled, siis milliseks? Küsin sinu käest, kas sina vaatad ennast, kui sa podcast'e salvestad pärast järgi või? Mitte kõikidel osadel. Mõnikord ma jälgin, kuidas ma nagu midagi ütlen ja kuidas mu see eneseväljendus on. Et eks eneseväljendus on ajaga kindlasti paremaks läinud, mis on ju selle nagu loomulik kulg, ma arvan. Et aga sina? Ma olen see vend, kes enda tekstis klikkab üle. Kui ma saateid monteerin ja kuulan, siis ma lihtsalt enda osa lihtsalt lasen niimoodi 10-20 sekunditega üle. Kas sulle ei meeldi ennast vaadata? Lihtsalt ei ole mõtet kuulata seda uuesti, sest et see ei anna midagi mulle. Et ma ju tean, mis ma rääkisin. Mul on see ju meeles. Ja mul toimub pigem see enesereflektsioon natuke nagu enda sees, teistmoodi. Mitte siis järel vaadates või kuulates, vaid pigem ikkagi läbi päeviku kirjutamise või sellise elukaaslasega läbi erinevate teemade arutlemise. Et ma ennast ei vaata niimoodi üldse, et ma kuidagi... Ja no täna varast oli ikkagi see, ma kuulasin kõiki saateid järgi, eks ole, koos naisega, et koos kasvada ja meil on üldse nagu, ma näen seda ka, et eile just arutusime ja ma lasin endal teha numeroloogiat või pärast lihtsalt. Ja siis seal tuli ka välja sama asi, mis ma olen ise varem tundnud ka, et meil on meie suhte vundament, üks tugevustest on see, et me koos kasvame ja koos teeme. Ja me oleme alati nagu saate kuulanud ka koos. Ma tahan taga jagada ja kursis koos olla ja arutleda. Ja siis ma mingi hetk lihtsalt ei lasknud enam saateid, sest et kuidagi ta ei olnud huvitatud enam, ta ei jõudnud kuulata, vaata seda mahtu nii palju järjest. Ja siis mingist hetkest ma ise ka ei viitsin kuulata enda juttu, et lihtsalt klikkasin kõik, keskkond on külalise sisule. Sest tegelikult ma täna, ma teen natuke teistmoodi asja täna ja ma ennast üldse tegelikult selle koha pealt ei näita. Aga kui sa oled nüüd nende inimestega erinevaid informatsioone saanud nende külaliste käest, mida sa ise oled nagu nendelt õppinud? Külalistelt endalt või? Oi, ma ei tea, ma arvan, et teemasid on palju, kust on võimalik inimesed õppida. Teemasid on ju reaalselt, ma arvan, kümnid ja kümnid läbi käinud saatest, kuigi kõik korduvad ja tegelikult räägitakse samast asjast. Võib-olla enda jaoks, et mingisuguseid käitumisi enda elus hakata nagu muutma või mingid otsuseid teha teisiti, saanud kuskilt inspiratsiooni? Ma ei tea, võib-olla tooks välja selle 2 nagu mõtted, mis kargab pähe, et need kindlasti on ainsad, aga ma jään sulle nagu põhjaliku vastus võib-olla nagu võlgu, aga üks on kindlasti mentor Indrek, kes on mõjutanud kõige rohkem, üks väga palju mõjutanud mind, et sõbra isa tegelikult. Ja tema lause, et avaldanud arvamus siis, kui see küsitakse. See on nagu raputanud, ma arvan, viimase 7 aasta jooksul korduvalt tulnud nagu meelde, et jäi kinni 7 aastat tagasi minusse. Ja see tuleb nagu kogu aeg uuesti meelde, et vanasti loomult olen võib-olla selline targut kipun õpetama ja tahan nagu hullult nagu kasulik olla kuidagi või nagu näidata seda, kuidas saaks paremini teha võib-olla minu arvates või mis minul töötab, siis täna ma olen nagu kukkunud totaalselt sellesse kohta, kus põhimõtteliselt, kui see küsi, siis ma ei ütle midagi, ma ei avalda enda arvamust. Ja ma tunnen, et see on nagu palju tervem minu jaoks. Ja sest, et sellega on selline lugu, et kui inimene ei ole valmis kuulama või vastu võtma, siis põhimõtteliselt sa räägid nagu tühja. Sa räägid seinaga. Ja see ei ole üldse selles kohast vaadatuna ainult, et näed, tema nüüd ei ole valmis selleks infoks ja mul on mingi eriti kõrge info või eriline info, ma tahan talle öelda, et ei ole valmis. Või lihtsalt vahel on niimoodi, inimene lihtsalt see jutt ei jõua kohale, sest mis iganes põhjusel. Ja siis ma lihtsalt enda energia teiste närvide säästmiseks lihtsalt olen õppinud hoidma suud kinni rohkem. Ja rääkima ainult siis, kui küsitakse.
ja mind nagu ennast motiveerib, ma ei tea, kas see on stoitsismi või taoismi või mingi sellise filosoofia üks nagu lause on ka tsitaat, et kõige targemad ja kogenemad inimesed on ruumis alati vait. Ja siis, kui sa vaatad sotsiaalmeediat, siis lärmavad ja kraaksuvad ja karjuvad ja avaldavad armust need, kes tegelikult mitte midagi teemast ei tea. Aga nad lihtsalt pläkutavad. Ja seda on nagu nii palju täna, vähemalt mina näen seda sotsiaalmeedias, et kõik on mingid spetsialistid, aga kui sa vaatad, millega tegelikult tegeleb, siis tal ei ole kas vastavat haritust, kogemust ja tegelikult lihtsalt lahmib midagi, mida ta kuskilt kuulnud, lugenud ja ta tituleerib ennast nagu spetsialistiks. Et mulle tundub, et tarkus on haudvaikuses või kogemus on nagu haudvaikuses tavaliselt inimestele. Jaa, ma olen nagu mingis osas nõus ja mingis osas vist mitte, et jah, muidugi, eks me seda pasundamist on tõesti palju, seda ma olen ise ka märganud, aga mõnikord on ka see, oleneb, on ju, et võib, ma toon siis enda näite, et võib ka olla see, et tegelikult sa tahaksid ennast väljendada, sa tahaksid öelda ja tegelikult oleks see õige koht, kus nagu suu lahti teha, aga sind ennast hoiab nagu miski nii tagasi ja sul tulevad endal nagu hirmud sisse, et ma ei tea, kas see on õige ja kas ma üldse ütlen ja hoiad nagu enda sees seda, siis tegelikult tervendav on nagu rääkida välja selles momendis. Aga see ongi konteksti küsimus, et kui ma seal nagu, mida ma räägin ja jauran, on ju. Aga jah, ma olen ka selles osas nõus täiesti. Aga kas sa oled enda saavutuste üle uhke ka? Kas sa vahepeal patsutad endale õlale ja nagu tähistad neid väikseid võite, mis su elus on olnud? Näiteks, sa tõidki välja see suur üritus Ants Rootslasega, siis raamatu väljaanded ja muud, millega sa oled hakkama saanud. Et kas sa oled nagu sisimas happy või? Jah. Ei ole, on hästi lihtne öelda, siis ma ei ole happy. Aga ma olen hästi high achiever ja selle high achieveri juures mulle tundub täna, et see miinuspool on see, et ma ei tähista, ma ei tunne rõõmu väga paljudest pisiasjadest. Väga harva, kui mõni kogemus või saavutus tõesti tõstab minu enesetunnet või tekitab head tunnet ja mõne mõttes on nagu tegelikult jumala okei see asi. Mulle tundub, et selline eufooriline üles-alla kõikumine emotsionaalselt ka nagu võib-olla ei ole nagu kõige parem, et ma ütlen, et nüüd neutraalsus mingisugune nivoo peaks olema kogu aeg, kus saad tuim, aga ma kuidagi ei tajun, et see neutraalsuse joon on hästi nagu oluline, et minu enda jaoks ka ja mulle kuidagi meeldib see mõne mõttes, aga loomulikult võiks rohkem olla nagu tähistamist olla mingites kohtades, aga nüüd sain tööle, siis seda ma tähistasin ikkagi. Ma tundsin esimest korda, ma olin nagu siiralt õnnelik. Siin üksinda naeratasin ja karjusin, yes! Ja ma olin nagu päris õnnelik. Aga samas on hetki olnud, kus sa annad see 3. raamatu välja ja hoiad seda siis käes ja siis mõned unistavad enda raamatust. Paned kõrvale ja küsid what's next. Et seda, ja see on minu jaoks natuke, mõni ütleb, et see on hästi nagu halb, eks ole, sellise viisimiga olla. Mina tunnen, et see teistpidi on hästi nagu drive'i rohke või selline kuidagi ambitsioonikuse küsimus, et ma rahuldungi hästi nagu vähesest ja ma tahangi hästi palju asju korda saata. See tähendab, et kõike nagu teen, aga ma olen hästi nõudlik. Ja naljalt endale tunnustust ei anna, et seda võib kindlasti rohkem teha. Aga jah. Mulle endal on ka öeldud, et ma nagu ei väärtusta neid asju, mis ma olen teinud. Et mulle tuuakse kogu aeg tagasi seda, et vaata, mis teekonnas juba Elis oled käinud, aga mul endal on nagu, et not enough ja nagu kogu aeg on nagu see, et vaja rohkemat ja et see ei ole nagu see, kus ma tahan olla ja nagu edasi ja siis on nagu selline nagu väike enda, ongi, sealt tekib see enda nagu piitsutamise koht, aga siis kui mulle tuuakse see välja teiste inimeste poolt, kes on seda märganud, siis ma saan aru, et tõesti, tegelikult ma olen hästi teinud, et tegelikult on nagu, tegelikult on minus on ikkagi need julged kohad, kus ma olen teinud mingid samme, kui ma ise nagu tegelikult tunnen, et ma ei ole teinud väga palju, on ju. Aga see üks koht, kus see võib ka tulla, ongi see, et lihtsalt see keskkond, kus ma üles, nagu, ma ei saa sinu eest rääkida, aga nagu see keskkond, kus mina näiteks üles kasvasin, seal ei olnud sellist tagasidestatust üldse sinu kohta kui indiviidist, et mida sa üldse hästi teed, mida sa halvasti teed, nagu sukest konstruktiivset tagasisidet. Ja siis ongi see, et me tunneme, et me ei ole nagu ükskõik, mis me teeme, nagu teinekord ei ole nagu
not enough või et me teeme vähe ja siis on meil kogu aeg see, et tahad rohkem teha. Ja see on ka nagu siuke iseendale nagu siuke väike lõks, mida ma näen. Aga samas, nagu sa ütlesid, see on see positiivne aspekt sees, et me ootamegi iseendalt rohkem, et saavutada mingid kohad, mida me tegelikult hinges väga soovime. Ja see on tegelikult see drive, mis viib meid nagu edasi. Jah, ma mõtlen võib-olla selle peale ka, et ma ütlen hästi jäigalt teinekord ja väga tihti ja ma teen seda põhjus, see minu kommunikatsiooniviis, aga ma toon nagu sükse näite ka, et kõik, mis ma olen elus saavutanud, on meaningless. Ja kui ma seda ütlen, siis see ei tähenda seda automaatselt ega üdini, et ma ei väärtustaks seda, mida ma olen elus saavutanud ja kuhu ma olen jõudnud. Loomulikult see, mis sa ütlesid ka, et keegi kõrvalt vaatab, ütleb sulle, et kuule Kris, et sa oled teinud sükses läbi, et uskumatu, mis ehitanud oled või teinud oled. Loomulikult see loob perspektiivi ja samal ma taustal ju tean ja on aru, mida ma teinud olen. Ma ju näen, mida ma ehitanud olen ja kuhu ma jõudnud olen. See on ju fenomenaalne, mismoodi elu muutunud aastasse läheb ka paremaks tegelikult selle konteksti mõttes. Aga meaningless selles mõttes, et ma tunnen, et ma olen capable nagu nii palju enamaks kui see, mis ma loonud olen. Et ma tunnen, et selline suur teos või suur tegu, mida ma olen tulnud siia tegema või mitmed teod või mida ma olen tulnud tegema siia, need alles on tulemas. Ja kui ma need võib-olla ära teen, võib-olla siis ma tunnen, et võt näed, fuck yeah, no. Et jaa, ma olen tänulik kõige, mis on juhtunud ja mida ma teinud olen, kõva vend olen see mõttes endale õlal vatsutades, võin öelda seda, aga lihtsalt in the grand scheme of things tekib see tunne, et tahaks öelda, et it's meaningless. Täna, hetkel, praegu. Sest et ma olen palju enamaks võimeline. Mis sa arvad siis, kas on mingi takistus, mis takistab tegema seda enamat? Ma ei usu, et takistus on. Mul hakkab rohkem tunduma, et see on teekond ja loomulikult võib-olla on tõenäosus, et kuskil, kus ma oleks võinud vabalt varem jõuda sinna, millest ma praegu justkui nagu hüpoteetiliselt räägin. Aga mulle tundub, et see on lihtsalt teekond ja ma ei näe seal nagu takistust otseselt, et kui on takistus olema ise, et olgu siis mingi hirm või ma ei tea, mitte piisav uskumus, ma saan hakkama sellega või on tõesti teadmiste taga või oskuste taga, mingid asjad, aga ma ei näe küll mingit sükest nagu takistust otseselt. Tead, mina olen ka ühe asja üle päris uhke, et ma olen töötanud ja reisinud 7 eri riigis nüüd. 7 eri riigis, mis on nagu päris palju. Ja et ma olen nagu need olukorrad iseenda jaoks loonud ja ma olen võimaldanud näha nii palju erinevaid maailmakohti. Ja ma olen teinud neid praktiliselt üksi. Küll eelnevalt enne Uus-Meremaale minekut ma käisin kas oma mingi kolleegiga koos või sõbrannaga koos või ikkagi kellegiga koos. Aga nüüd selles mõttes see reis oli minu jaoks nagu mõnes mõttes life's changing, et mulle tuletatigi meelde, et Elis väga paljud ei teeni, kuule, et võtavad kohvrid, panevad oma mingi korterivõtme postkasti ja lähevad 7 tuule poole põhimõtteliselt, et ei teagi, mis ees ootab ja nagu võtad oma kohvrid ja lähed lihtsalt üksi. Et paljud nagu lähevad oma kaaslastega või sõbrannadega, aga ma seekord võtsin nagu selle reisi üksi ette, et mõnes mõttes oli life changing. Muidugi, mida paljud arvavad, kui välismaal ära käid, et siis tuled nagu hullult suure rahakotiga tagasi, aga mina selle korral ka ei tulnud, et paljud arvavad, et siis kui sa välismaale lähed, et siis on sind ootavad suured rahakotid. Ka see võib oodata, täitsa võimalik on ju. Ei, no muidugi on see mõttes, et ma mingi aeg ka ei mäleta, millal see oli, äkki oli, kui sa algus läksid võib-olla või. Siis see ei ole ka ainuke, kelle peal ma olen selle nagu mõtte tabanud, et kõva nagu tunnustus. Mina ei läheks üksi. Lihtsalt ei suudaks. Mul ei ole ükskõst huvi üksi nagu minna. Aga vaata, see ei tähenda, et mul oleks huvi või ma hullult tahaksin üksi minna. Aga see on see, et me elame endale. Ma tundsin, et ma elan endale ja kuidagi see COVID ja kõik. Mul oli väga mugav. Töötasin ühes ettevõttes, 5 minuti kaugusel oli kodu ja töö ja kõik oli ülimugav.
aga see ei rahuldanud mind ja ma olingi mingis mugavuses, kus ma tundsin, et elusus kaob ära, et ongi kõik on nii rutiinne, mitte mingisugust nagu excitement ei ole ja siis leidsingi tööpakkumise Norra, mis võimaldas mul pärast hiljem siis, kui ma sain Uus-Meremaa viisa, minna Uus-Meremaale. Ja sealt hakkas mu teekond pihta, et tegelikult ei ole see valik, et ma nüüd hullult tahtsin üksi minna. Ma arvan, et väga paljud tegelikult, kes naisterahvad neid üksi reisinud päris palju ümber maailma, et nad tegelikult nad ei valiks, kui oleks mingi teine võimalus, aga see on nagu praegune olu ja nad elavad endale ja nagu loovad kogemusi iseendale ja selle mõtteviisiga nagu ma ka läksin. Jah, täitsa kõlab loogiliselt. Et see kindlasti avardas nagu täielikult maailmapilti ja nagu mõtted mu enda eluvalikute üle ka, et mis nüüd edasi, et mu praegu tegelikult ongi ka kõhklusi, et kas Eesti või Austraalia. Ja mul on nagu üks viisa, millega ma saaksin tagasi minna, et ma annan siis ajale nagu arutust, et mis mulle siin nagu, kuidas mulle siin Eestis nagu tundub ja et nagu mis hakkab välja mängima mu jaoks. Aga kas sina näed ennast nüüd järgnevad 5-10 aastat kindlasti Eestis olemas või tegelikult sisimas sa tahaksid perega hoopis mujale ära minna? No meil oli kokkulepe, et kui laps saab paari aastaseks, läheb minema. Paraku me oleme ikka veel siin. Jah, me tahaks ära minna, et me praegu oleme otsustanud anda natukene rohkem aega. Mõne mõttes ma olen Eestis täna sellises kohas, kus tegelikult tahaks, miks ma läksin ka palgatööle, on see, ma tegelikult tahan natuke luua turvatunnet, stabiilsust, finantsiliselt, mida ettevõtjan hetkel viimased 7 aastat pole nagu sellise viisi nagu olnud, millest ma tegelikult unistan. Ja teistpidi, et saaks natuke siin võib-olla ehitada, kogeda, võib-olla, ma ei tea, võib-olla soetada oma kodu, mida hiljem üüril panna võib-olla. Ma ei ütle, et see mu soov otseselt on, aga see mõte on peast läbi käinud viimasel ajal. Natuke mängida seda maatriksi mängu kaasa, nii-öelda. Aga reaalsus on täna tegelikult see, et me taustale ehitame ikkagi, üritame anda endast parima, et ehitada süsteeme ja projekte, mis on asukohavabad. Ja täna ma olen tegelikult asukohavaba. Kui ma ei läheks sinna palgatööle, siis ma tegelikult olen asukohava täiesti vaba. Ja meil mõned asjad on taustal, mis seda võimaldavad, aga nende käima minek on nagu võtab aega. Ja kas need käima ka lähevad, seda ma ei oska sul täna nagu öelda ka ennust, aga garantiid anda. Ja naisel on ka vastu võetud otsus, et see on hetkel on veel hooaeg aiandis ja kui aiandi hooaeg saab selle aasta läbi, siis tuleb uuesti otsa vaadata, et võib-olla on ikka ära minna. Et pole pointi võib-olla jätkata sellega, sellisel viisil, siin Eestis. Nii et jah. Mis siis podcastist välja kujuneb? Distantsilt. Saab ju salvestada. Ma saan salvestada ükskõik mis riigis olevate kohalikega. Või käidki kord kvartalis siin ja salvestad ette ära ja läheb minema. Pigem on nagu näen seda jah, et suvel oleme võib-olla Eestis ja ülejäänud aja oleme mujal. Niimoodi need paljud eestlased teavad. Päris kodu tegelikult. Mina ei tuleks üldse tagasi, aga naine tahab käia siin. Et mul on 0 connectionit nagu Eestiga. Et pole kunagi lapsena olnud ka. Et sa ei tunne nagu eestlane olla uhke ja hää. Null patriotism nii-öelda ja ma ei näe seda võlu, millest inimesed räägivad, Eestis on nii hea olla. Mina ei näe seda. Paljud ütlevad ka, et reisil olles, kui tuleb kodu igatsus ja tulen tagasi, ikkagi Eestis on nii mõnus. Mina ei tunne seda. No see tekibki siis, kui sul on, mina olen niimoodi aru saanud, nagu, et kui sul on väga turvaline ja armastav nagu pere olnud siin, juba lapsest saati ja siis sul tekib see kodutunne ja koduigatsus ja siis kõik need Eesti loodus ja kõik see, aga minul endal ka vaata, mul ei ole olnud kodutunnet mitte kunagi. Ja ma põhimõtteliselt ka otseselt ei tunne, et ma pean, miski ei hoia mind hetkel siin kinni, mul ei ole ju last ega meestki. Et siis nagu see ongi täielik siuke 0 punkt mul endale, et kuhu poole siis oma eluga ka nagu minna.
et täiega suur mõtlemise koht, aga ma näen, et see kodutunne tuleb tihtipeale ikkagi inimestel sealt, et neil on nagu olnud nii hea tunne seal kodus, neil on tekitatud nii hea olemine seal kodukeskkonnas, et see toob neid tagasi, sest et pere ootab neid. Aga ma just rääkisin sulle, kuidas mind siin vastu võeti, et mitte kuigi soojalt ei võetud ka mind siin Eestis vastu, mis ka omakorda tekitab küsimust, et kas ma nagu peaksin ikkagi siia jääma. Sest et tegelikult on sul maailmapilt ja kuidagi võimalused, kui sa käid ära, see nii palju avardab, et sa mõtled suuremalt. Siin Eestis sa tõesti võid tunda, et kõik on kuidagi nii kaugel, miski ei ole kättesaadav, praegu on eriti veel see majanduslik seis on ju siin inimesel, et seal kuidagi tundub kättesaadavad mingid asjad. Näiteks kui inimesed mõtlevad, ütleme alla mingi Fidži saar on ju, issand nii ilus nagu unelmate koht ja nii tore ja nii äge. Nagu seal Sydneys, kus ma elasin, seal oligi mingi ma ei tea, paari tunni tagant läks sinna nagu lend ja need lennud nagu ei olnud mingi ulmeliste summadega. Ja müüakse mingi sükseid pakett, et sa saad lihtsalt nagu sinna nädalaks minna, et mis on sama või isegi vähem kui see mingi Türgi reis meil siit. Ehk siis nagu seal tundub lihtsalt need kohad, mis meile on kauged olnud väga-väga lähedal ja need ei ole nagu need ei ole tegelikult nii kaugel. Unistused ei ole nii kaugel. Ongi lähemal see mõttes geograafiliselt ka. Just. See on nagu loogiline. Aga mõtlen, et küsi arvamust siis, kui avalda arvamust küsitakse, aga minu arvan, et mine Aussi. Kui mina saaks täna Austraaliasse minna enda perega, ma läheks, uurisin seda asja natukene, minu jaoks on päris mitu tingimust, mis teevad asja keerulisemaks. Ei ole lihtne enam minna. Kui mina saaks tagasi minna, ma läheks. Ma ei mõtleks ka. Jah, okei. Ma kuidagi, üks asi, miks mind eriti veel siia tagasi tõi, oligi see, et ma kuidagi tundsin, et siin ma saan luua seda enda missiooni edasi, enda nagu sellist teadlikkust anda inimestele edasi, enda kuidagi sellist, mida ma nägin, mida ma praegu Aussis, kui ma olin, ma ei saanud. Ehk siis kuidagi see vanade asjade lõpetamine, et näiteks see kool ka ära lõpetada, on ju, mille pärast ma tulin. Ja siis podcast ise on ka mul tegelikult hästi südames, sest et ma tunnen, et see olen kuidagi nii mina ja et need väärtuse aspektid, mis see podcast edasi annab, et mina olen selline ja kuidagi süda nagu tuksus nagu arengu järgi, sest et seal ma tundsin, et ma jäin kuidagi nagu ümbritsetud sellistest inimestest, kes võib-olla ei otsi seda sama, vaata. Aga see on ka okei. Et alati ju, kui ma näiteks nüüd lähen tagasi, saab ju endale sellise teistsuguse keskkonna luua ja teistsugused inimesed nagu luua, et kellega sa nagu samu väärtusi jagad ja kellega saab ühiselt nagu midagi luua. Sest et Austraalia jah, tõesti suur ja lai ja seal võib tõesti tekkida mida iganes võimalusi, kellega saate ju teha. Et päris nagu suuremate nimedega. Et kui suures, kui sellest rääkida, siis mul üks saatekülaline Adeline, tema ütles mulle ka, et sinul on välismaa koodid sees, et sina peaks kindlasti nagu välismaal ka väärtust looma. Ja et see on tõesti mind pannud mõtlema. Aga ma arvan, et praegu siis reisimisest, ühe asjaga ütleks veel, et Uus-Meremaal ma tundsin, et see on nagu best place to travel. Nagu, et nii äge selle vänniga igal pool käia, teha nagu reisid igal pool, seal on nii kaunid, looduskaunid kohad, et sa jäädki ahhetama, sa oled kogu aeg lihtsalt niimoodi. Nagu reaalselt. Ja nagu mitu korda läheks reisiks veel tagasi, sest et seal jäi veel palju vaatamata. Aga mida ma nagu ei tundnud, et ma tahaksin seal elada, sest et kuidagi inimesed nagu, või mida mina tundsin, ongi see, et sa oled kuidagi nagu eraldatud kõigest. Seal väga palju ei toimu, sa oledki nagu maakohas, inimesed, sulle võib-olla see eraldatus vaata meeldib, sulle võib-olla isegi sobiks see koht, aga nagu
minule päris selline eraldatus ei meeldiks ja see ma tundsingi, et ma olen kõigest nii kaugel, võib-olla mingeid võimalusi väga ei tuleks ja ma olen kuidagi mingis maakohas ja inimesed kuidagi iseenda eest hoolitsesid nagu vähem, ehk siis sa läksid tavalisse mingi toidupoodi, siis kõik teil mingi trussarid jalas, mingid pidžaamad seljas. Sitased aluspüksid ja mustad sokid. Just, niimoodi nad tulid poodi ja siis ma olin nagu kogu aeg, kui ma vaatasin, ma olin mingi kas niimoodi siis okei, et nagu, et see ei ole võib-olla see keskkond, kus ma võib-olla 24H tahaks olla, aga vahepeal on äge muidugi. Aga kas sul on mingi unistuste koht reisimiseks või kuna sa ise nagu perega kuskil üldse käisid väljaspool Eestit? Läti piiril. Riiga, selles Valga ja Valka astusin korra. Tead, raske vastata selle küsimusele. Sest et neid kohti on, loomulikult on, aga täna ongi see, ma arvan, probleem, miks me ei ole veel ise reisile otsustanud minna. Ja miks me pole otsustanud võib-olla kuskilt kolida, on lihtsalt see, et ei ole kindlat tõmmet mitte ühegi asukoha suunas. Üks tegelikult koht on, aga see on süke, et seal nagu reisida nagu ei ole sinna võib-olla elama ajutiselt. On Holland. Et meile mõlemale nagu väga meeldis, kui me seal reisimas käisime. Ja aiandi kultuur on nii suur, et Eliise tahaks minna õppima Hollandisse või Inglismaale. Aga Holland nagu tõmbab teda ja siis me täitsa mõtleme selle peale, et Hollandisse kolida. Aga pigem siis nagu Euroopa nagu kutsuks rohkem? No Aasiasse kuskil kindlasti mitte. Liiga räpane. Mõlemad tunneme seda, et nagu ma olen nõus võib-olla ühe riigi läbi Aasiast vaatama. Aga pigem juba tean, et ma ei suuda seal midagi süüa. Mul ei meeldi see räpasus. Kuidagi Aasia ei tõmba, et Uus-Meremaad tahaks näha, aga see ei ole nagu selline põlev nagu soov, et nüüd peab must go to Uus-Meremaa. Kui lähed, võid kirjutada. Et jah, mõtlen Euroopas nagu Lõuna-Euroopat tahtsid näha, käisid, nägid, eks ole. Austraaliat tahtsid näha, nägid. Mingid muid Euroopa riike oled näinud. Natukene. Et kohti on palju, aga ei ole niisugust kindlat tõmmet täna veel. Kui COVID aeg oli, siis ma ei tea, mul juba enne seda ja selle ajal oli kogu aeg Uus-Meremaa, pean sinna minema, see on mingi maagiline koht, kogu aeg oli nagu mul teadvusesse. Ja siis ma proovisin esimest korda teha viisat, postpone'iti. Siis see postpone'iti nii kaua, kuni oli mingi 2 aastat või rohkem oli nagu pausil ja siis mul tuttav kirjutas nüüd avati ja siis mul tegelikult olid juba plaanid täiesti nagu teised, et ma tegelikult nagu ei plaaninud enam minna või kuidagi, et ma läksin just kooli vaata ja nii edasi ja siis tuttav ütles, et kuule nüüd, kui ma ise mõtlesin, kas nüüd või mitte kunagi, siis ma läksin kõikide viisadega last moment. Ehk siis ma tegin viisa vist enne, kui ma 30 sain, Uus-Meremaa oma ja Austraalia ma tegin niimoodi, et enne, kui ma 31 sain 10 päeva enne, siis ma sain. Nagu siis ma sain 31 aastaselt veel Aussi sisse minna ja siis ongi tegelikult läbi, siis ei saa enam tegelikult enam apply'da nendele viisadele. Ehk siis ma tegin veel kõik, mis ma tegelikult tahtsin. Mul oligi nagu endal mõttes ka aasta Uus-Meremaal, aasta Austraalias. Ja see tõesti nagu täitus ja seal vahepeale jäid veel Filipiinid, mis mul oli nagu veel listis. Ja siis oli veel Bali, mis mul oli ka veel, ma tahan need kohad ära käia. Ma tõesti nagu tegin need võimalikuks endale. Aga see kõik tähendas ka hard work, et see ei olnud nagu niisama, et ma nagu lihtsalt kuidagi need juhtusid kätte, vaid ma tõesti mingi perioodi töötasin väga-väga pikalt, et mingid väljas käimisi ja mingeid reise nagu lubada endale. Et see ei olnud nagu, ei tulnud ka lihtsalt kõik, et kui võib tunduda, et nii äge vaata. Aga kas need Bali ja Filipiinid vastasid ootustele? Filipiinid veel eriti. Kuidagi ma muidugi läksin turistisaarele rohkem, aga nii ilusad päikeseloojangut ma ei ole elus näinud, kui seal oli. Sain nutta ikkagi seal päikeseloojanguga? Sain nutta, jah.
ma ei tea, kas päris ma nutsin, aga mul oli sees küll see, et oh my god, ma nagu reaalselt lõin selle enda jaoks ära, see oli mul nagu kuskil, ma tegin ühe postituse ka siukse, et ma olin kunagi mõelnud, et mul on nagu valged bikiinid käes, mul on see kokonat käes ja ma olen palmi all, vaata, ja ma tegin reaalselt selle pildi nagu ära. Et ma tunnen, et ma nagu kuidagi nagu tõesti manifeerisin oma sügavad soovid seal, et need kohad ära käia. Ja nüüd ainuke ongi see, et me kohe lähme ka varsti rahateemadele, et nüüd nagu luua nagu sellist väärtust ja saada nagu tasustatud selle eest, mida sa tõesti elus soovid teha, et nüüd ma töötan nagu selle nimel oma elus. Aga sul on ju mega armas perekond. No ma ei tea, kui armas, aga aitäh. Sul on armas. Ja kuidas on olla Illile isa ja mis sa isana oled nagu õppinud, arvestades, et tegelikult sul endal ei ole isaga olnud võib-olla kõige tähendusrikkam suhe, et oled sa tahtnud talle luua kuidagi teistsugust suhet? Ma parandaks, täpsustaks, mul on isaga väga tähendusrikas suhe olnud. Okay. Aga kui ma olin 18, siis ma ise keerasin selle perse. Okay. Ja siis sealt tekkis nagu konflikt, mis on siis rullinud, ma ei tea, rullis ennast umbes 12 aastat. Ja siis, kui ma 30-selt esimest korda elus isaga üks-ühele vestlesin 3,5 tundi erimeelsustest, siis seal lahenes väga palju... Lahenes ära, nagu lahustus ära see? Lahustus väga palju sellist alla surutud mingid temapoolsed mingid arusaamatusi, minupoolsed võib-olla mingid solvumisi või mingid nagu haiget saamist või kuidagi, et mind ei aktsepteeritud ja täna me suhtleme. Aga me ei ole nagu selles mõttes mingid ulme parimad sõbrad igav välistama, aga ikkagi näeme tihti ja räägime ja saab rääkida ilma, et oleks nagu mingisugune probleem. Okei, seda on väga hea kuulda. Varasemalt ikkagi oli väga pinnapealne kõik see, kui see oli see konfliktiperiood, siis nagu oli on-off. Ja mina nagu mäletan seda, on ju. See oli nagu vastik ja tegi haiget, ebameeldiv oli ja aga nüüd täna ikkagi saab rääkida ja aktsepteeritakse seda, ma olen taimetoitlane või vegan, eks ole, või mis iganes valikud on ja vastupidised ka minu poolt samamoodi. Et täna on kõvasti eluterve on see. Et see on nagu ma ütleks, et täna on see lahendatud selles mõttes, et see saaks olla parem loomulikult, aga võib-olla lähebki paremaks, ei tea, aga täna ei ole mul sellega mingit nagu teemat enam. Aga Ellil isa, ma arvasin, ma olen maailma parim isa, kui ma otsustasin, et ma saan isaks. Sest ma olen tegelikult soovinud saada last alates 20. eluaastast. Aga isaks on 27. Ja ma olengi väga hea isa. Väga hooliv, mängin, taimetan, olen ka olemas. Aga samal ajal ma pean tunnistama, et ma olen pool naljaga mõelnud seda ja igas naljas on väike tõde. Ja ma arvan, kõik, kellel on kodus laps või lapsed, on sama asja mõelnud vahepeal, võib-olla, tõenäoliselt. Kui oleks keegi öelnud mulle, mis mind ees ootab, nagu päriselt öelnud, mis ees ootamas on, siis ma vist ei oleks last teinud. Ja see ei ole nüüd see koht, et ma hullu kahetsen lapse tegin, mitte seda. Lihtsalt see, mis sellega kaasneb. Inimestel ei ole nagu halli aimugi emotsionaalsetega, mentaalsetega, materiaalsetega, füüsilisetega, mis iganes viisil, mis kaasneb sellega, kui sa saad lapsevanemaks. Ja sa ei mõista seda enne, kui sa saad lapsevanemaks. No ma tahtsingi öelda, et kas sa saad natuke avada, aga see ongi see... Sa ei saa mõista seda, see on umbes sama tunne, et ma ütlen sulle niimoodi, et see on... Ma ei tea, kas naistel ega nüüd on, aga meestel, ma räägin meestega niimoodi. Kui laps sünnib ja sa last esimest korda näed või saate sülle võtta, siis sinust tekib mingi tunne. Ja seda tunnet ei ole enne olemas. Sul avaneb uus tunne ja seda tunnet ei saa kirjeldada ka. Ma ei oska seda tunnet ma isegi oska seda sõna anda, see on nagu selline... nagu ütleks, et vastutuse või responsibility, mingi next level aste, et ma vastutan nüüd kellegi elu eest. Aga nüüd tulles nende isade juurde, kes ei ole siis seda vastutust võtnud, ja kes nagu nad võib-olla enda sees tunnevad, et nad justkui peaksid, aga nad ei tee, siis see on siuke nagu sisemine piin või mis nad enda sees võivad tunda? Ma arvan, et see on sisemine piin. See võib olla, mina ei ole kogenud seda, eks ole, aga ma kogen seda selle mõttes vahepeal, et kui ma lapsega ei tegele, upun näiteks, valin sukelduda töösse, me kõik teeme alati valikuid, et ei ole see, mul ei ole aega, mul on aega, mis valin teha midagi muud selle ajaga, kui mängida taga 3 tundi päevas või 10 tundi päevas. Ja vahel ta tõepoolest vaatab telekat mõnikord siin väga pikalt või mängib üksinda või tahab õue minna, aga ma ütlen, ma ei saa minna praegu. Et siis need tunded või kui ma ütlen talle halvasti või ma käratan või karjun mõnikord, tõstan häält, eks ole, lähen närvi mingi asja peale,
mis ikka juhtub, siis need kohad tekitavad küll selle tunde, et tekivad need süümepiinad või sellised nagu, et fuck, et ma niimoodi tegin siis. Ja ma arvan, et see on kõige raskem lapse vanemluse juures, minu jaoks vähemalt, ja ma tundub elukaaslase juures ka, et mis nagu sügavalt paneb mõtlema selle peale, et kas ma olen valmis nagu järgmiseks lapseks. Tegelikult tahaks nagu teist last saada. Ma tahtsin küsida, et kas see oleks teema. Me oleme arutanud sellest, aga täna ma ütlen sulle ja elukaaslane ütleb sama asja, et täna nii materiaalselt kui ka vaimselt, emotsionaalselt, ma ei taha praegu uut last saada. Et see peab toimuma mingisugune, enda sees peab toimuma mingisugune täiesti totaalne shift, et ma olen valmis tegelikult võtma vastu teise lapse. Ja ma väga nagu respekt nendele, kellel on mingi 4, 5, 6 tütart või poissi või poega, et nagu what the hell lihtsalt, mis vastutus, ma ei kujuta ette seda, kuidas toime tulevad. Ja osad on väga õnnelikud. Aga see ongi koht, et osadel ongi antud võib-olla see roll nii tugevalt, et nad tahavad, et nad ongi nagu pühendunud sellele, et nad lapse vanemad. Just. Minul ei ole seda, ma tunnen, et ma ei ole pooltki nii hea isa, kui ma arvasin, ma olen. Ja mul oli mingi ettekujutus, milline ma olen. No see ei ole täna see, mis ma olen. Et arenemisruumi on kõvasti. Ja see teeb haiget, ma arvan. Aga teistpidi on okei tunnistada endale, et ma ei olegi ideaalne isa ja keegi meist ei ole ideaalne lapsevanem. Sest et sul ei tule ju kaasa seda juhendit. Palun. Siin on sinu lapse juhend. Need asju peab tegema ja need asju ei tohi teha. Või et selliseks ta kasvab. Sa ei tea seda. Kõik on iga päev muutuses. Et ise muutud ju kogu aeg samamoodi. Nii et jah. Ja ma ise arvan, et kui ma mõtlen nagu nende meesterahvaste peale, siis kes ei ole seda isa nagu vastutust võtnud, kuigi neil on kuskil on ju tütar või poeg on ju. Et ma arvan, et neil on siis endal mingisugune, tunnevad seda tunnet, millest sa rääkisid, mis tuleb automaatselt isa olemisega, aga kuidagi ei suuda seda täita ja see on niisugune nagu sisemine valu, mis sööbki neid sisemiselt põhimõtteliselt. No, kõige lihtsam ettekujutus, kujuta ette, sul on paari suhe ja partner vajab su tähelepanu ja sa ei suuda talle seda tähelepanu anda. Mitte sellepärast, et sul ei ole aega, vaid ise nii katki või sa oled nii emotsionaalselt ebaküps või emotsionaalselt ebaterve, sul on nii palju muud stressi, ärevust, mingeid enda teemasid, et sa ei suudagi talle olemas olla, sest sa ei suuda isegi endale olemas olla. Ja siis see on see tunne, mis tekib taustale, et partner vajab sind, aga sa ei suuda olemas olla. Ja see sööb. No ja see lõpuks lõhub ka suheteni võib-olla. Ja ma arvan, et see on ligi lähedane kirjeldus, mida saab võib-olla tunda inimene, kes on, suhtes on peaaegu igaüks keegi on vähe mingil määral. Olgu kas see sõprussuhe. Et see tunne, et sind vajatakse, aga sa ei suuda olla olemas. Sa lihtsalt ei suuda olla olemas emotsionaalselt. No et et sa hakkad siin nutma ja ma olen lihtsalt kivi nagu. Tekib täis apaatsus. Ma ei suuda sulle toeks olla. Sul on olnud see hetk? Ja lapsega on olnud seda päris palju. Et lihtsalt tekib see tunne, kus lihtsalt ei suuda tal olemas olla. Ja siis mõtledki, et nagu, mis kuradi vend ma olen. Et tegelikult ta vajab minu nagu tähelepanu ja minu armastust. Ja ei suuda, sest endal on lihtsalt nii suur põrgu sees sel perioodil või selle ajal. Et aga sa oled maininud, et sul on nagu suurepärane suhe ja hoidev ja armastav naine, kellega sa lähed kas või surmani välja. Aga ometi oled ka öelnud seda, et kuidagi intiimselt on asi paigast ja et kuidagi temal sinu öeldud väitel ei ole sinu suunas ega lapse vastu armastuse tundeid. Et kuidas sa selle aksepteerimisega toime tuled? Kas see on ka palju tulnud sinu enda arvelt? Näha on, et see on ju real armastus teie vahel, et sul on nii suur süda, et paljudes kohtades järele anda. Et kuidas sulle mõjunud on? Ma ei tea. Ma arvan nii ja naa, et ma olen endiselt selle veendumusel, et me oleme lõpuni koos, kui me töötame. Suhe on täiskohaga töö. Ja ma ei ütle seda üldse kuidagi ülekand tähendus või otse. Et ja inimene ei peaks võtma seda sellisena, et suhe on kohustus, aga ta on vastutus ja kohustus, et kui sa lähed kuskile midagi tegema enda energiaga panusega, siis tuleb see kohal olla. Et eeldada, et suhe töötab iseenesest, seda ei juhtu. See võib juhtuda mõnda aega armumisperioodil, eks ole, kui sul on ikkagi, meil saab 12 aastat juunis. Oleks seda arvanud, kui temaga kohtusid? Jaa. Tundsid kohe ära? Ja, mina esimese kohtumise nägin talle siis, teise kohtumise tegelikult nägin talle, siis mul oli tunne, et see on mu laste ema ja sellest saab minu naine ja me oleme terve elu koos. Mul oli väga selge ära tundmine nägemus, mida ma ei oska kirjeldada, aga lihtsalt see juhtus ja täna me oleme siin. Ja ikka on raskused, jah. See intiimsus on kindlasti üks probleeme olnud ja täna me saame aru, vanasti me arvasime, et see võib olla tingitud sellest, et see on minuga seotud, et ma ei ole võib-olla ma ei tea, piisavalt kütkestav mõnikord või ma ei tea, ei ole piisavalt ei sebi või ei tee mingeid asju, eks ole, siis täna me tegelikult näeme, et Eliise enda teemadega tegeleb ka.
enne ma siin peatuma ei hakka, sest ma ei taha tema eest rääkida. Aga mis ma nagu oleme aru saanud koos, ongi see, et see ei ole seotud minu kui indiviidiga, see on seotud tal üleüldiselt armastuse väljendamise selle tundmisega, kui emotsioon ja tunne. Ja ta on teinekord väga apaatne kõikide pereliikmete vastu. Et see ei ole ainult nagu minuga otseselt seotud, et see on ka lapse vastu teinekord. Et see on siuke tema enda sees olev võitlus ja minul on lihtsalt koht, kus ma pean teda toetama ja see ei ole lihtne olnud alati, et ma olen väga palju haiget saanud, aga teistpidi ma tean seda, et need korvi saamised, ma ei tea, kui ma lähenen, eks ole, intiimselt või seksuaalselt ja saan korvi enne või mis iganes mingid ütlemised on siin või ta ütleb mulle halvasti, ma ütlen talle halvasti kogemata mingi asja sees, siis ma tean, et need ei ole kunagi nagu tõde. Et nagu ta ei mõelnud tegelikult seda. See on lihtsalt emotsiooni pealt öeldud ja ma olen täna nagu piisavalt küps, et ma ei lähe sinna solvumisse selle koha pealt või ei ole meil ei ole sükust draamat vaata, kus on nagu tuksed pauguvad, meil ei ole sellist asja, me räägime. Et jah, mõnikord on tund 2 on võib-olla vait üksteisega, sest et ei taha lihtsalt rääkida, et see seedid seda protsessi, mis juhtus just enne, mingi arutelu tekkis võib-olla mingi koht enne, aga me ikkagi räägime, kogu aeg räägime, kuule, kuidas sa tunned, mis juhtus. Ja noh, see on nagu tohutu palju aidanud, nii et ja haiget saamisi on palju olnud, aga mul on väga suur süda, nagu päriselt, mul on väga suur tohutu süda. Seda ongi näha, seda ma tahtsin ka öelda. Mul enda pere on mulle kõige tähtsam, et ja just see pere, mis on minu pere, mitte siis minu vanemad, minu vennad, minu õed, minu sugulased, mul on nendest selles mõttes mitte ükskõik, aga kaalukaus on nagu pedestaali mõttes on laps ja naine on nagu nii tähtis, et mitte keegi ei jõua sellise tähtsusele ja sinna ma panustan igal juhul täiega ja olen valmis seal ka mõne mõttes lööke vastu võtma ja võib-olla olema nagu haiget saanud rohkem ja sellega paremini toime tulema, aga teistpidi see õpetab ja kasvatab ka ennast. Nii et selles mõttes jah, ja teist poolt vaadates ma ütlen, meie suur saladus, palju küsin ka, et kuidas nii kaua koos olete olnud, et mis see siis, meie saladus on see, et me teeme võimalikult palju asju koos. Me kasvame koos ja ma just mainisin numeroloogiat, seal tuleb nagu siuke huvitav lause vist välja, mida ma olen ka arutanud ja rääkinud enne, kui ma sellest lugesin, eks ole, ja kas see nüüd on fakt, ma ei oska öelda, et see on huvitav, mis kokku jookseb, et meie suhe numeroloogia alusel ka saab siis otsa, kui me lõpetame koos kasvamise. Et kui me tekivad erinevad huvid ja liiga erinev liikumine, siis on suhe läbi. Ja meie võti ja koos püsida ja elu lõpuni koos püsida, koos asju teha, on see, et me kasvame koos. Mitte, et see oleks nüüd hirmubaasil, et äkki me kardame lahkumine, et teeme kindlasti asju koos. Mitte see, et me päris naudime koos tegemist, aga lihtsalt see on väga tugev nagu osa meie suhtest. Ja see kõikide paaridel ei sobi. Ma saan seda väga hästi aru. Ja mul käis saates Merit Raju, kes rääkis enda ja oma kaasa suhtest ja neil on täpselt samasugune suhe nagu mul ja Liisega. Kõik asju teevad koos ja neil töötab, see on lihtsalt dünaamika selline neil. Aga kõigile see sobi ja mina tegelikult olen nagu selle veendumusel lõpuni välja ja ma jään selle sõna taha seisma. Ja see võib kõlada mõnele valusalt trigetavat ja võib-olla ma eksin, aga see minu arvamus. Et kui sa leiad tegelikult selle õige partneri, või ma sõnastan niimoodi, kui sa tänases suhtes tunned, et sa ei suuda 24/7, 365 olla enda kaaslasega koos, siis on probleem sinu partneris või sinus endas. Mulle tundub see jabur, et sul on inimene, keda sa armastad, kellest sa hoolid ja sa ei suuda taga koos olla. Ta on su parim sõber. Nagu, kellele sa veel jagad siis, kui mitte oma partnerile? Kellega sa veed iga päev koos. Mul on nagu, mina arvan, et see on siuke valus tõde ja see mõni ei pruugi nõus olla, aga mina jään selle juurde. Et kui sul on probleemid suhtes, siis on vale partner. Ma olen nõus ja... Aga see ei tähenda, probleemi ei ole mul ka, mul on samamoodi, need tuleb tegeleda, aga mul ei ole selliseid nagu nii-öelda kolossaalseid probleeme, mis peaks nagu suhte laiali viima. Ikka on erimeelsusi ja arusaamatusi, nagu see intiimsus on, et see on asi, mis tuleb tegeleda, aga see ei ole nagu persuhe, see on indiviidist lähtuvalt, mis mõjutab suhet. Aga on olnud sellist momenti, et läheks laiali? Ei ole momenti olnud, aga me oleme arutanud ja mõelnud, et aga mis siis, kui peaks laiali minema? Et aga mis siis, kui see ei lahenegi? Ja kuhu te välja jõudsite? Jõuame ikka sinna välja, et see ei ole nagu loogiline, sellepärast, et ma lähen uue partneri juurde tegelemata probleemiga, mis eelmises suhtes tuleb midagi muud. Igal juhul tuleb midagi muud. Ja võib-olla tuleb see sama asi ja tuleb midagi uut veel juurde. Et kui ma vaatan nagu meie suhte dünaamikat, kui me läbi saame, mis on meie väärtused, meie tõekspidamise, meie maailmavaated, meie missioon siin elus, mida me ise tunneme, mida me olen just nagu tulnud tegema, eks ole, nii-öelda suures laastus esoteeriliselt rääkides või ka maiselt rääkides, siis on nagu, see on ebaloogiline, et peaks laiali minema. See on suurepärane suhe. Mul elu mitte kunagi nii lihtsalt suhet on, kui täna on.
ja nii armastavat ja nii hoidvat ja üksteist austavat. Ja neid pisikesi probleeme on igal juhul, see on igas suhtes. See on paratamatu, see ei saa nagu sellest mööda vaadata. Ma ei usu, et on olemas ideaalne suhe. See mõttes ma ütlen täna, mul on ideaalne suhe, aga ma ei usu, et on olemas ideaalne suhe faktiliselt, kus on kõik lilleline kogu aeg. Ikka on inimestel vahel nääklemist ja teinekord ütlemist, aga need ei ole, minu puhul ja kogemusel ei ole need sellised nagu võib-olla pubekan olid, kus on mingid pseudodraamad ja ma ei tea, mingisugused kistakse, ma näen, kuidas naised kisuvad teinekord asju ülesse ja mehed käituvad teinekord väga nõmedalt, tekitab mingid olukordi, mis võib-olla naisele meeldi. Et üksteist austav suhe ei too probleeme, ei too nagu tülisid. Nagu minu jaoks kommunikatsioon on number 1 ja kui seda ei ole, siis on ikkagi perses. Suhelge nagu. Kui raske see on? Jaa, et eks inimestel on erinevad asjad, mida nad suhtes väärtustavad, aga minu jaoks on ka esiteks number 1 ühine kasvamine ühises mingi eesmärgi suunas ja kvaliteetaeg nagu koos, et see loob seda lähedust, et minu jaoks on ka need väga olulisel kohal. Sul selles suhtes on ägedalt läinud, et sa oled oma enda nagu pere loonud ja selle peretunde kohe kätte saanud. Minul on siin nagu vastupidi, et pole kunagi peretunnet olnud ja samas elanud ka üsna kogu aeg üksi, et nagu siis ongi need sõbrannad ja kuidagi see eneseteostus ka olulisemal kohal. Et kui sa oleksid täna näiteks vallaline, kuidas sa enda elu elaksid, tahaksid sa üldse seda olla? Enne kui me sellele vastame, ma tahtsin sinu küsida, et kas sa oled nagu päriselt ka nagu unistanud sellest, et oleks laps ja mees? Jaa, ikka olen, jaa. Sest seal on nagu, küsin sellepärast, et mitte üldse nagu suruvalt kuidagi, vaid mul on mõned sõbrad, kellega ma räägin vahepeal, kes on ka nagu vallalised ja need ei leia endale partnerit. Ütlevad, et otsivad. Aga mul on küsimus, kas sa päriselt ka tegelikult tahad, kui sa arvad, et sa tahad suhet. Ja mõnikord on ka selle partneri valikute juures öeldakse, et no ma tahan sellist partnerit, kes on selline, teeb seda, viiened toda, aga mis siis, kui, ma lihtsalt panen nagu pähe mõtte inimestele, mis siis, kui see sinu visioon sellest partnerist ei ole see inimene, kellega sa peaksid koos nagu olema. See ei tähenda, sa pead leppima mingisuguse, ma ei tea, ma tahan saada Miss Estoniat ja pean leppima mingi peletisega. Ma ei mõtle nagu seda ainult välimuse pealt vaadates, aga võib-olla see inimene, keda sa mehena või naisena otsid, ei ole, sinu partner ei ole võib-olla see pilt ilus modell või mingi rikas ärimees, võib-olla ta on midagi väga lihtne, mingi ehitaja või minusugune podcaster või sinusugune, ma ei tea, reisihimuline või nagu, et me võib-olla paneme endale nagu täiesti valesid kontseptsioone pähe sellest, keda me tegelikult otsime ja vajame. Ja siis me ajame taga seda mingit illusiooni, mida mitte kunagi ei täitu, sest et seal ei ole seda, mida tegelikult meile suhe pakkuma peaks. Jaa, ma olen olnud selles kohas. Ma olen olnud aga ma ei tea, kas tõsi on, siis ma mõtlen vahepeal lihtsalt, Ma olen olnud selles kohas, kus ma olen nagu väga detailselt mõelnud, mis sa oled kõik rääkinud, ma ei tea, et kus ja mis ja kes peab olema, milline väljanägene ja nii edasi. Ja nüüd ma olen täna sellest nagu lahti lasknud ja ma olen täna nagu oluliselt rahulikumas kohas, et ma täna ei ole see, et ma pean kellegi leidma, peab keegi elus olema. Ma, nagu, et seal eksistentsiaalsus nagu mängib mingit erilist rolli, vaid täna on just see, et nagu oleks see just nimelt õige inimene, kellega koos kasvada ja kes nagu valib mind ja mina valin teda, et kus me koos arenema, et ma lihtsalt tean, et see millalgi tuleb, aga see tulebki võib-olla sellisest küpsemast kohast nüüd, et mul tegelikult ka human disainis ja mingi elude numbrid ja mingid niimoodi, siis seal öeldaksegi, et alates 30+ mul alles hakkab mingi üldse perevärk nagu ilmnema ka, et mind ennast on tegelikult inspireerinud ka need naised, kes ongi oma eluarmastuse või kui ma olen ennast nagu mõnikord rahustanud, ikka vahest tuleb see, et oh my god, juba 32 ja mul ikka ei ole midagi, siis ikka rahustan ennast vahepeal nagu selliste mõtetega või nagu nende naiste loodega, kes on 38-selt leidnud enda nagu partneri ja siis pere loonud, et mul ei ole veel nii hull seis, et vahepeal nagu rahustad ennast sellega. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui kuulaja kuulab ja mõtleb selle paari suhte peale või üldse armastuse peale, et kas me tahame nagu partnerid näidata kui mingid trofeed, eks ole, või me tahame, et meid tegelikult armastatakse ja meil on olemas tunne, me saame inimest usaldada. Seda minu jaoks on suhe selline, kus ma ei pea, hea suhe on selline, kus ma ei pea mõtlema selle peale, et kas ta petab mind või kas mind jäetakse maha. Ja mõtted võivad sisse joosta teinekord, aga et ma tahaks turvatunnet tunda.
ma olen hoitud, ma olen armastatud, ma olen oodatud, minuga arvestatakse, ta tahab mu tähelepanu, ta hindab mu panust, ta hindab minu tegemisi, ta toetab mind edasi, me läheme koos sitast läbi, me läheme koos rõõmust läbi, on ju. Et see on see, mida mina tegelikult otsin suhtest, et jaa, mul on väga ilus naine. Kas ta on maailma ilusam naine? Ei, ma ei saa öelda seda. Ja see on veidra, kui inimesed ütlevad teinekord, mul on maailma ilusam naine, ma saan sellest mõttest aru. Aga fakt on see, seda on nagu võimatu öelda esiteks juba puhtalt subjektiivse küsimuse alusel. Ja kas ma olen näinud ilusama naisi kui enda naine? Muidugi. Kas ta on näinud ilusama mehi kui mina olen? Muidugi. Pole küsimuski. Et aga kas ta on ilus naine? Jah, ta on fucking seksikas ja fantastiline naine. Ja kui ma lähen ta kuskile välja, siis ma tunnen, et ta on nagu see, siis ta on nagu trofee. Ma lähen välja, ma olen uhke tunne ja mul on kõrval ilus naine. Aga see ei ole selle peale ehitatud ja ma nüüd võtsin ta selle pärast, et ta on välimus. Noh, et nagu muud väärtused ka. See tunne, need väärtused, see tunne, mis tekib selle suhtes olles ja see, mis on mind huvitab see eksistentsiaalne sügavus. Ja kui inimene on sisu tühi seest ja pinnapealne, siis ma ei suuda olla koos. Ja siis me tuleme selle küsimuseni, kui ma oleks täna vallaline. Kui ma täna peaks minema lahku, hüpoteetilist rääkides. Ja ma olen seda arutanud ka elukaaslasega ja huvi pärast lihtsalt ja oma keskis ka ise peas mõelnud, et mis ma nagu teeksin. Et ma arvan, ma isoleeriksin ennast täiesti, sest ma olen täna selle veendumusel, et minu jaoks ei ole olemas teist naist hetkel, kui on Eliise. Ma vaatan ringi ja ma näen naistes, ma ei ole näinud ühtegi teist naist ja see võib-olla peakski praegu nii toimima, sest et ma olen suhtes, eks ole. Aga ma ei ole näinud 12 aastat jooksul ühtegi naist, kes tunduks mulle selline, et vot temaga võiks küll suhtes isegi olla. Nagu inimlikult vaadates kõrvalt, nagu, et me suhtume klappivat, et võiks olla. Küll aga ma usun, et meil on kindlasti olemas maailma mastaabis ja Eestis või kus igas riigis on neid partnereid terveks eluks veel, kes meiega tegelikult sobivad väga hästi. Ja võib-olla isegi parem, kui mul tänane suhe on. Aga lihtsalt ma ei ole näinud seda inimest ja mitte me seda otsin otseselt, aga lihtsalt ongi see, et ma arvan, et ma isoleeriksin ennast ja minu see uude suhtesse minek oleks veelgi haruldasem nähtus, kui ta oli toona Eliisega ja veelgi keerulisem, sest ma olen ikkagi väga valiv nüüd täna juba ka. Et ikkagi mida vanemaks me saame, seda rohkem meil kinnistuvad mingid väärtused, mingid uskumused, mingid tõekspidamised, põhimõtted, mida saab küll muuta ja kallutada, aga teatud asju ei saa muuta. Ja ma ütleksin, et tegelikult me anname ka võib-olla mingites kohtades nagu rohkem järgi ka, et näiteks kui ennem rääkisid sellest välimusest hästi palju, et siis kui meil tõesti kõik muud väärtused klapivad ja nagu välimus on ka nagu, mis on nagu okei. Pakoti pähe pole hullu midagi? Ei, mitte niimoodi. Aga seda nagu sa mõtlen just, et sa nagu mida vanemaks saades sa nagu kuidagi ei vaata seda nagu niimoodi. Nagu, see välimus ei olegi lõpuks kõige olulisem. Muidugi mingi atraktiivsus peab inimesest olema, muidu on nagu väga veider. Aga see on nii palju muid külgi, mis ülekaaluvad seda kõike. Aga sa mainisid ennem turvatunne ja turvatunne on nagu see, et kas me iseendaga on üldse turvaline, kas me iseendas suudame seda turvatunnet eelkõige luua ja siis saab see partner ka seda meile pakkuda, sest et mina väga pikalt üldse, ma arvan, et sa natuke tead mu lugu, ma olen hästi pikalt nagu seda hüljatuse tunnet tundnud ja see ei ole turvaline koht, kus olla. Sul on ikkagi närvisüsteem on nagu häires, sa oled kogu aeg sellises nagu ärev foon, sa oled nagu sellises ellujäämises ja seal ei ole seda turvalisust. Ja nüüd, kui ma tegelen selle keha teemadega, siis see, miks ma sellega täna teen, ongi see, et ma toidan ja täidan ja puudutan iseennast, et seda turvalisust enda kehas nagu tekitada, sest see on jäänud mul saamata ja see on see, kuidas mina saan enda seda toidet pakkuda. Ja tänu läbi selle saab siis esiteks mu närvisüsteem nagu rahuneda ja ka läbi selle ma saan siis teha paremaid otsuseid ja võib-olla ma näen ka see rahulikum naisterahvas ja turvalisem naisterahvas ka välja meesterahvale, kes siis saab ka tulla sellest kohast minuga nagu ühenduma. Et selle peale ma olen nagu mõelnud. Kuule, vaataja võiks nii kaua kirjutada kommentaaridesse ka midagi. Jagada mõtteid, kui tekib nendel teemadel, millest me siin praegu rääkinud oleme, et ikka põnev lugeda ja kui seda avalikult kirjutada, siis kirjuta privaatselt. Kellel iganes. Mulle, Elisele, enda isale, enda emale.
aga me mõlemad oleme tulnud läbi tule ja vee, oleme saanud korralikult vatielu poolt, noh, lugedes sinu raamatuid ka, mõnusalt raputada, oleme saanud tümitatud, alandatud, hüljatud, vahest isegi väärkoheldud. Kuidas sa selle kõigega ise läbivalt oled toime tulnud? Meie nagu sihuke loomuomane vajadus on ju olla nähtud, kuuldud, vajatud, kuuluda kuhugile. Kas sa täna tunned, et need vajadused on kaetud? Ma ei tea. Nii keeruline küsimus. Ma isegi austus ei tea, kuidas sellele vastata. Et ma olen nagu, ma arvan, mina olen näinud päris palju tõestamisse varasemates eluetappides, väga palju asju saavutanud ja teinud tõestamise ja näitamise pealt. Ehitanud päris tugeva krokodilli soomuse, mis on tänaseni alles. Aga teistpidi selle krokodilli soomuse juures, noh, mõni võib öelda, et ma olen nagu tuim, eks ole, nii-öelda. Mina näen seda nagu tugevust. Et mind tegelikult on nagu väga raske nagu murda selle koha pealt. Täna on nagu väga raske mind murda. Vähemalt inimeste, kes kõrvad mind vaatavad ja nagu nii-öelda, ma ei tea, avalikult kommenteerivad, midagi arvavad, et mul nagu siiralt täitsa pohuli. Ja see on, ma arvan, üks tugevamaid omadusi, mida ma olen nagu tänulik, et on tekkinud läbi selle. Ma olen ennast sulgenud või kuidagi nagu tundnud seda raskust, noh, nii-öelda vaimset raskust. Mitte mul hullult raske elu oleks olnud, aga mingid etapid on väga ebameeldivad olnud ja on ka täna ebameeldivaid etappe ja praegugi on ebameeldiv etapp käsi tegelikult. Et noh, need kasvatavad lihtsalt iseloomu ja tugevdavad minu vastupidavust, ma arvan, või immuunsust sellistele rasketele, just nagu vaimselt rasketele hetkedele, mitte füüsiliselt. Füüsiliselt ei ole raske, füüsiliselt on tore olla ju, aga vaimselt raskestele hetkedele. Jah. Sul sama või kuidas sina seda soomuse ehitamise juttu mõistad või vaatad? Ma vahest võib-olla tunnetan, et selle tuimusega sa võib-olla lõhud enda ilusust, et tegelikult sa saaksid, et seda enda rõõmu võib-olla nagu peidad sinna taha alla. Ma natuke nagu lihtsalt tunnetan ise seda, aga võib-olla see ei ole nii, et soomust tuleb kindlasti kasvatada. Ma ise olen olnud väga tundlik ja emotsionaalne ja kõike väga palju hinge võtnud ja siis inimesed ütlevad, et sa oled nii tundlik ja sa oled nii see ja too ja siis tunned, et sind ei mõisteta, et seda hästi palju seda mitte mõistmist ma olen enda elus küll kogenud ja siis ainult mingi üksikud, kes mind võib-olla sellisel tasandil üldse mõistavad minu olemust või minu kogemusi üldse, et miks ma siis olen selline, nagu ma olen. Aga jah, selline, ma tunnen, et see tugevus, nüüd kui ma siit reisilt tagasi tulin, on rohkem nagu tekkinud ja täna ma olen tulnud ka, hakanud mõtlema, et milline on siis minu selline sisering ja lähiringkond, et kuidas ma olen need suhted üles ehitanud, kui lähedased need on, mis on minu vajadused. Sina ütlesid, et sina tahad eraklikust elu, on ju, või nagu ei suhtle kellegiga peale oma, noh, sa saad ka oma vajaduse kätte oma partnerilt. Mina jällegi tunnen, et ma olen nagu rohkem nagu ekstravert ja mulle meeldib suhelda ja ma tahan nagu inimestega suhelda, aga jälle mitte kõikidega, vaid nende kvaliteeti inimestega. Ja mõnikord ma enda puhul olengi märganud, et me väliselt võime olla ekstraverdid, head suhtled, aga kui me jõuame nagu 4 seina vahele, siis me kapseldume ära kuidagi enda sisse, et sellist eraklikkust on ka mul sees, kusjuures human designi näol, et mul on see ka sees. Aga ma ei tea, kas see mulle mingil hetkel see meeldib, kui ma olen oma loomises, et ma teen oma mingit loomingut või mul on vaja natuke enda ruumi, aga kui ma olen nagu liiga palju enda, siis ma tunnen, et ma võib-olla mandun ja lähen mingisse oma mugavusruumi, kus ma tegelikult väga olla ei tahaks. Ja kas sina näiteks tunneksid või igatsed enda elus sellist asja, et keegi, ma ei tea, peab su sünnipäeva meeles, tuleb ukse taha või et tuleks sulle koju, kui sul on raske, annaks tähelepanu. Näiteks mina olen enda sees nagu igatsenud seda, aga seda ei ole vaata tulnud ja siis ma olengi nagu mõelnud, et see minu nagu teha, et siuksed suhted nagu tekiksid ja eks see reisimine on ka minu puhul neid suhteid nagu selliselt mõjutanud.
on ju, et ma olen nagu ära olnud. Kuidas sina nagu tunned? Sa ütlesid ka, et muidugi, et sa ei tähista sünnipäeva, aga tegelikult sisimas, kas sa tahaksid? Ma olen hästi siuke, ma ütleks, et intuitiivne, ma hästi tugev intuitsioon ja intuitiivne inimene selle koha pealt, et ma usaldan ennast päris tugevasti ja mõne mõttes nagu lihtne vastus oleks see, et kui on tunne, siis ma teen ja kui tunnet ei ole, ma ei tee. Aga jah, tulles tagasi selle juurde, et ma olen täiesti nagu iga aastaga lähen üha rohkem eraklikkumaks. Mul on sõpru, nagu sõpru on nagu reaalselt vähe. Ja mul on niimoodi, et mul null vajadust neid näha või nendega suhelda. Ja see tähendab, ma neid ei armastaks või nendest lugu ei peaks. Aga mul ei ole seda vajadust. Ma saan selle vajaduse rahuldada oma naisega, kes on minu parim sõber täna. Ja ma tõesti loodan, et ta tunneb nagu sama ja ma tean, et tunneb, aga ma loodan, et see jääb ka niimoodi vähemalt, et see tunne jääb kestma, kui keegi peaks kõrvale tekkima veel juurde sõbrannana või sõbranna. Aga selle mõttes, et kui ma ikkagi käin kuskil, vahepeal ikkagi ma võtan tal koivad kõhuvalt välja ja lähen külla, kui kutsutakse või kutsun kedagi endale külla. Et siis loomulikult on tore olla koos. Aga mul ei ole seda vaja nagu sellise viisil, et jaa, positiivne kogemus, aga et ma nagu ei tule ise selle peale, et näite initsiatiivi välja, et teeme next Friday same thing. Et seda nagu ei ole, vaata, ma ei ole siuke inimene. Ja ma olen ka olnud terve elu ekstravert, räme klassikloun, üle peovend. Aga tegelikult see on mul õpitud kloun, nii-öelda, mida ma suudan lihtsalt kehastada. Seda ekstravertsust. Ma tegelikult olen ikkagi introvertne inimene selle koha pealt. Ja mitte klassikaline introvert ja mul on nagu raske ennast väljendada või mul on piinlik olla või mul ei ole, see ei ole see introverdi pool. Ma olen väga elav, väga võimekas, väga enesekindel, väga palju häälne võin esineda. Lihtsalt ma loomult olen nagu siuke hästi filosofeeriv, hästi eksistentsiaalne, hästi mõistuse inimene ja analüüsiv, analüütiline. Ja see olen mina ja ma olen sellega täiega happy. Ja sünnipäeva korral on täpselt niimoodi, et kui on tunne, et nüüd peaks pidama sünnipäeva, siis ma teen sünnipäevapeo. Ja kui ma tunnen, et ei ole see tunne, siis ma ei tee. Näiteks eelmine aasta ma ei teinud. Varasemalt 2-3 aastat tegin järjest. See aasta ei tee. Kindlasti mitte. Ei tunne vajadust aga absoluutselt. Ja see keegi mul külla tuleks või koputaks või helistaks või täitsa kava 2. Jaa, sul ei ole seda vajadust. Mul ei ole seda vajadust. Mul ei ole. Isegi ei ole, jah. Mul ei teki see tunnet. Kui nad seda teevad, hästi tore ja kihvt. Aga ma ei oska võib-olla seda hinnata sellise viisil. Kusjuures mul oli, tegin, kui ma Aussis olin, tegin ühte ka astroloogia nagu kaarti ja värki ja siis sealt tuli ka välja, et ma olen filosofeeriv, saatejuht, maailmarändur, mingi siuksed, mis oli täpselt täppi tegelikult nagu minu olemusega. Et neid on aeg-ajalt lahe teha ja nüüd ma tõesti nagu mõtlesin, et ma tahaksin Eestis ka mingi ägeda tegija juurde minna, kes natukene... Võin sulle soovitada. Jaa. Tuleb saates seda varsti, tema tegi mulle. Okei, väga cool. No saame siis rääkida. Aga kui sa vaatad oma elu üldse praegu ja vaatadki võib-olla natukene tagasi, siis kas sa oled oma eluga täna rahul, kuhu sa oled jõudnud? Mitte selles mõttes, et ei pinguta edasi, aga üleüldiselt kahetsed sa ka midagi, mis on näiteks tehtud? No kui otsima hakata, siis kindlasti leiaks asju, milles ma kahetsen. Palju on seotud rahaga. Otsuseid, mis nagu, nii-öelda võin öelda, kahetsen. Tagant järgi võiks öelda, et neid tuleks ju mitte nagu teha, see oli lollus. Aga see oli sellega väga vajalik otsus. Aga jaa, ma arvan küll, et ma olen täna nagu rahul. Kas ma tahaksin, et oleks parem seis? Jaa, sest ma usun, et paralleelselt jooksis ja jookseb kogu aeg erinevaid võimalikkuseid ja paralleelsuseid meie stsenaariumitest eludes. Et mul võiks vabalt täna olla nagu hoopis teine situatsioon. Näiteks, mis too nagu kõrval näite, et jälle numeroloogia tõi selle välja mulle ja kinnitas mulle midagi, mida ma olen alati tundnud, aga mis pole väljendunud veel. Et ma tegelikult numbrite järgi peaks miljonil olema täna. Minus on väga tugev rahakood, väga võimas ärimees ja väga tugev, nagu rahaliselt väga tugev tegelikult. Aga see ei ole täna veel sellises vormis käivitunud. Aga tõenäosusena eksisteerib ta praegu samal ajal olemas. Küsimus on, mis lahutab minu reaalsust sellest reaalsusest. Et kuidas teha see lifeline hüpe nii-öelda ühelt reaalsuselt teisele, kui hästi esoteeriliselt rääkida. Nii et jaa, aga ma väga nagu ei mõtle see peale. Pigem mul on need mõtted,
et mida enamat saaks teha täna ja mida saaks veel teha, et olla nagu veel rahul olevam iseenda ja oma saavutustega. Et ma tunnustan ennast, aga ma olen selles mõttes väsimatu rahulolematuses, et ma ei ole kunagi nagu satisfied lõpuni. Et ma olen nagu happy. Püsimatu hing. Never satisfied. Et ma tahan enamat ja see ei ole see koht, et ma olen nagu, ja mul oleks nagu mingi hullupöörane nagu soov ahmida kokku kogemusi või ehitada midagi või lõputu mingi vajadus nagu teha, vaid seal on nagu mingi tausta mingi teine asi. Mulle lihtsalt ei sobi vegeteerimine. Mulle sobib see, kui ma olen seotud erinevate projektidega või midagi ehitan kogu aeg, just nagu loomingu mõttes. Ettevõtlus võib ka väga loominguline olla. Et aga lihtsalt jah, et pigem tahaks enamat kui täna. Võib-olla oleks veider ka, kui ma ei tahaks. Nagu siis näiteks seda võib-olla, et ma olen nagu natuke juba elust nagu loobunud ja apaatne kuidagi, et enam midagi ei soovi. Kuigi vahepeal oli etapp, kus ma ei unistanud üldse. Saingi aru sellest, et holy shit, ma pole unistanud viimased mingi 6 aastat. Ja siis mõtlen, miks asjad ei juhtu huvitav. Sest ma lõpetasin unistamise ja endasse uskumise ja nüüd ma hakkan nagu jälle mõtlema selle pealt, aga tegelikult oleks tore nagu seda kogeda ja teha ja teadlikumalt läbi kirjutamise ja seda. Et aga vanasti oli vahepeal kadus see täitsa ära. Me läheme kohe raha teemade juurde, aga enne tahaks, sa enne mainisid seda, et sa olid koolikloun ja sa olid nagu ekstravert, kes ei olnud tegelikult päris sinu olemus, vaid see oli mingi näideldud. Siis mind täiega huvitab see Lasnamäe huudielu, mida sa elasid seal Lasnamäel, sest see ei olnud sellel ajal, kui sa seal olid mingi lilleline koht. Et üsna sünge ja kas sul oli nagu mingid eluohtlikke olukordi ka selles perioodis? Kui sa seal olid? Ma arvan, et muidu see kooli eas ja nooremas eas klouniks olemine, ma arvan, et see ei olnudki nagu fake pool või mask. Lihtsalt see oli üks asi, mida ma suutsin väga kergesti nagu kehastada. Ta on nagu omadus, mille switchid on lihtsalt, et olla nagu seltskonnas olemas. Ja see oli vajalik tol hetkel ja see on täna ka olemas, aga ma valin seda mitte nagu teadlikult väga tihti teha. Aga Lasnamägi, ma ei mäleta väga mingeid mälestusi ja on nuaga on ähvardatud ja raha välja pressitud tänaval ühe korra väiksena. Vana sa olid siis? Ma ei tea, äkki mingi 7-8 klass või? Kohe maja ees põhimõtteliselt tulin koolist ja maja ees, paneelmaja ees, siis tõmmati mitte pussnuga, aga see taskunuga tõmmati välja ja küsiti raha. Peaaegu olen lõuga saanud mingisugused +10 kambalt, ka on väga ütleme 9-8 klass äkki. Ja see oli venekeelne kamp? Vene kamp ja kõndisin nagu trenni ja nägin kaugelt, et mingi jube suur seltskond on nagu kooli ees, kus siis trenn nagu toimus sees. Ja siis vaatasin, aga need küll ei tundu nagu olevat mingid meie nagu koolikutidega mingid nagu vanema trenni nagu nii-öelda need vanusegrupi inimesed. Ja siis lähemale jõudsin, nägin, et just tulid mingid teise poisist juurest ära, kellele pikali lükkasid. Ja siis jooksid minu juurde, peatasid mind kinni ja küsisid, et küsi, mis kotis on. Ja siis ma näitsin ette suuresti hirmust, need trenni asjad vaatana. Need reaalselt oli 10 neid seal, ikka sitaks on piirati ümberlised. Ja siis midagi küsis veel vene keeles, eesti aktsendiga ja kust lähen, ma ütlesin trenni ja ütles, ja siis lasime mind mööda, et või teest ära ja siis koputas õlale ja siis pani jalaga mulle, nagu tai-boksi jalalöögiga siia rindu. Päris kõvasti. Oli näha, et ta oli nagu teinud tai-boksi ja mingid asjad, ta oskas lüüa. Seda mäletan väga hästi, et ta oskas lüüa. Ja siis ma ütlesin talle, et ära tee. Ja siis ta muigas niimoodi, kordas järgi, et ära tee ja siis pani ühe veel. Oh my God. Ja ma olin valmis, ma saan lõuga vaata, ma ei hakka üksi seal 10 aastat peksma. Aga siis peale teist lööki ei teinud midagi rohkem. Lasid ära ma minna. Siis mõtlesin, et pekis. Ma oleks lõppeda sellega, ma oleks lamada sellised. No täpselt. Et aga muidu väga nagu ohtlik olukordi pole olnud. Ma arvan, ta hullem oli Lasnamägi siis, kui minu isa oli noor. No siis muidugi veel hullem. Siis oli hullem, et ma tean. Kas ta on rääkinud sulle lugu seda? Ja on ikka, mis ta seal tegi ja ta oli ikka täis jõhker peksuvend ja ikka jõhker, ikka täna ikka, teda pekstud ikka lehmaketiga ja ikka väga hullu kaklemised on venelastega olnud selle ajal 60-ndate, 70-ndate, 80-ndate paiku nii-öelda, et kui mina veel sündinud ei olnud, ta oli noor. Ja kunagi on vist isegi artikkel kuskil äkki ajakirjas olnud või ajalehest tähendab, tolle ajakirja ei olnud, aga ajaleht. Lasnamäe kanal praegu, mis on see lõpukanal, eks ole, seal lõpus mitte Narva, aga Narva maantee alguses. Lasnamäe lõpus siis on kanal, nüüd on valmis ehitatud, vanasti ei olnud, vanasti oli Tühermaa seal. Ja seal siis väietavalt on olnud kaklus 100 eestlast ja 100 venelast relvadega.
nagu peksnud üksteist kurikate mingite kettide asjadega, täiesti mingi kolossaalne nagu lööma. Et noh, see on olnud siuke kant kunagi, kus on nagu jube olnud, aga mul ei ole olnud ühtegi siukest nagu mingi meeletut ebameeldiv kogemust. Kas sul isa elab endiselt veel Lasnamäel? Jaa, samas kohas. Aga kellega sa koos üldse elasid seal ja kuidas see eluolu oli, millises keskkonnas, mis keskkond oli? Isa emaga. No ja vahepeal oli seal muid pereliikmeid ka, kui ema isa lahutasid, aga isa mõni uus naine või. Aga kas sa oled sellest perioodist täna suhtled mõne inimesega veel, nagu sellest ajast või keegi on näiteks, või keegi on nagu kuulajatest kirjutanud, on hakanud kuulama su saateid ja sulle kaasa elanud ja midagi? Ja koolikaaslased ikka, ma arvan, mingisugused ümberringi, kes naabruskonnas elasid, et rajooni inimesed nii-öelda mõned ikka kuulavad, nooremad, vanemad. Aga täiesti aus olla, siis ma ei suhtle mitte ühegi lapsepõlve sõbraga. Ja ma ei suhtle ka mitte ühegi koolikaasla sõbrannaga. Ei klassiõdede, ei klassivendadega, mitte ühegiga. Välja arvatud üks, kes on üks parimaid sõpru, Karl Martin, 9. klassist alates. Ta on ainukene, kes on nagu siis ütleme nii-öelda kooli ajast nagu jäänud. Kõik teised on ära kadunud. Kas sa nagu tahaksid rohkem suhelda või sa ei tunne vahetust? Nende inimestega kindlasti mitte, kui mõtlen nende inimestega, siis ei ole kuidagi nagu negatiivselt väljendunud, aga ongi see koht, et nagu käisin nendega koolis ja trennis. That's about it. Et noh, seal ei ole mitte midagi, mida täna nagu, mis see inglise sõna on, reminiscence või, nagu, et siis nagu mälestada või nagu mäletada ja nii-öelda nagu siis nämmutada. Kõik kooli kokkutulekud, klassi kokkutulek ma ei osale. Ma vist ei paku huvise. Mis ma lähen sinna? Ma ei viitsi seda chit-chatti teha. Ma ei ole see inimene. Sa mainisid, et isaga on nagu suhted nagu lahustunud ja paranenud, aga kuidas sa lood emaga? Jälle siuke asi, mida pikalt ei taha rääkida, ei oska rääkida, mitte see midagi varjata oleks, aga ma lihtsalt ei tea ema nagu teise inimese poolt, aga näinud tänaseks ei ole teda 12 aastat silmast silma. Suhtlen taga täpselt nii palju, et soovin õnne. Mõnikord ei soovi. Ja lapselast, minu tütart ta näinud ei ole. Pildi pealt, ainult. Et täpselt siuke suhe ongi. Ja kõige veidram on see, et me võime minna sinna vaata sellesse konstellatsiooni ja pereteraapiad ja asjad ja et ma olen seal nagu ka sellise hoiakul ja veendumusel, et ma ei ole kindel, kas on vaja nagu näppida, torkida ja surkida. Et mina tunnen, ma olen täna rahu teinud sellega ja ma tunnen, et mul ei ole üldse mitte mingit puudust emast. Mõni ütleb mulle, et ma olen ennast ära sulgenud ema tunnete ja ema liini ja mis iganes termin on seal. Mina ei tunne seda. Et ei ole kuidagi seda. Isaga on olnud see probleem, kus ma tunnen, et on häirin mingi asi, ma tegelen sellega. Ema poolega ma tunnen, et it's just is what it is. Noh, mul ei ole nagu midagi sinna nagu panustada ja mul on nagu null huvi ka. Mitte et halb inimene oleks. Tegelikult üldse inimene. Lihtsalt see... Sa oled liikunud edasi. Ma vaatan oma elu selliselt, et see on võib-olla liiga nagu eksistentsiaalne, aga mina vaatan oma elu selliselt, et nad lõib mulle lihtsalt pinnase värava kehastuda UFO mehena, tunnuka mehena siia Krissi kehastusse. Ja that's about it. Minu elu eesmärk või selle elu kogemus, ma ei usu, et see on ümber selle, et ma pean umbes mingi suguvõse kokku tooma või nüüd hullud peremustrid hakkama lahendama. Mind lihtsalt ei kõneta see. See lihtsalt ei ole mulle ja ma saan aru, mõne inimesel on pere väga tähtis ja neil on väga head suhted, eks ole, väga lähedased ja see võib väga kiht kogemus olla. Et kui isa on parim sõber, eks ole, nii-öelda, või ema on parim sõbranna, aga mul ei ole seda ja ma ei tunne sellest puudust praegu ka. Et noh, ma arvan, et inimesed hästi erinevad. Jaa, no tahame või me ei taha. Sealt kandist tuleb meil mingisugune vundament nagu eluks, aga hea uudis on see, et seda vundamenti me saame alati ise muuta. Ja liigumegi siit raha teemasse, et sul on olnud tegelikult aktuaalne teema selle 7 aasta jooksul, kui podcasti teinud ka see rahaloome ja muidugi naistel ja meestel on see, toimub sips nagu erinevalt,
aga nagu see sõltub ka ja väga paljuski sellest turvatundest ma näen meie kehas, palju meil on meeletasandil see turvalisus olemas, et me saaksime seda raha nagu juurde luua läbi meie enda kehatasandi, et kui meil on see paigas, siis mulle näib ka, et me loome natuke kergusega rohkem. Et nüüd arvestades seda enda stardipunkti, siis palju sa satud enda sees sinna kohta, et ma ei tea, et elu jätab mind ilma, ei provide'i mulle, miski ei õnnestu, võitle põgene režiimi ja nii edasi. No ma arvan, et seda ohvrimentaliteeti on ikka varasemalt palju olnud selle teema ümber ja see teema on kestnud pikemalt kui 7 aastat podcasti, mis on kestnud kindlasti, ma arvan, 13 aastat juba see raha teema. Ja ta läheb kogu aeg nagu järk-järgult nagu paremaks etapiti. Mis on ju hea, et areng toimub. Aga ta ei ole lahenenud enne sellise viisil täna, ma saan öelda, et mul nüüd raha probleeme üldse ei ole, ikka on vahepeal raske ja keeruline ja tekivad mingid mõtted, aga ja ma ei ole ka kindlasti see inimene, ma ütlen, see raha teema on selline teema, et kuna see on mul endal alles nagu poolel olev teekond, mul on nagu väga raske seda kommenteerida või jagada mingid nõuanded või mõtteid või et umbes nagu siin mõni ütleb mõnes saates, et no raha on energia. Sa pead ikkagi mingid õppetid vaata raha ümber, kuidas rahast suhtuta. Mul ei ole sihukest tarkust öelda, et mina ei vaata nagu raha üldse sellise nurga alt, ma vaatan raha, ma ei tea kuidas, eks ole. No öeldakse, et naisenergia, et on vesi. No ei, ma ei niimoodi. Mul on lihtsalt mingi teema sellega, seda ei voola sellise viisi, nagu ma tahaksin täna. Vahepeal ei voola, on ju. Aga mida ma olen õppinud selle jooksul raha teemale keskendudes, on see, et minu küllus ei ole mõõdetav alati rahanumbrites ja finantsides, vaid minu küllus jõuab minuni tasuta või mingitel täiesti absurdsetel diilidel. Ja ma olen seda mõned korrad enda podcastis ka mõne külalise öelnud ja ma ütlen ka siin seda, et kui peaks hakkama loetlema kõiki neid asju, mida ma viimase 8 aastaga saanud, kas tasuta kingitusena või mingit eriulmeliste diilidega, siis inimesed ei usuks mind. Nagu ka see maja on üks näide. Et see lihtsalt paneb mõtlema, nagu kuidas elu loob ja ma näen seda, et minu üks materialiseerimise või vaata, kui lahe ämblik laest ripub. Issand. Okei, õnneks ei ole väga suur, sest et Austraalias reaalselt oli mingi... No, seal on suured ämblikud ja Hansberg. No, mul oli toas reaalselt, mul oli minu käe suurune lihtsalt nagu mingi chillis ja kõndis mingi riieta vahelt ringi. Ma olin nagu šokis, aga see veel enam-vähem talutav seal. Võtan pärast ära selle. Aga jah, et ma ütleks, et see küllus töötab sellisel viisil, et asjad lihtsalt tulevad minu ellu ilma mul peaks selle kogemuse või asja jaoks raha endal olema. Ja ma ikkagi saan seda. Ja ma saan seda alati siis, kui ma olen sellest mõelnud. Ja see on nagu nii veider. See maja on nagu ehe näide, naine mõtles majast. Ütles, et ta ei tule Väätsalt ära Tallinnasse, enne kui me ei saa endale maja. Ja minu vastus oli see, et aga no siis jää Väätsale vaata. Mul ei ole võimalik tol hetkel maja nagu võtta, pangalaenuga või osta ega üürida, et see nagu jabur. Et ma ei tea, kus tuleb. Ja siis lihtsalt paar nädalat hiljem tekkis võimalus, et aga äripartner siis ütleb mulle, et kuule, aga üks maja siis, et pühjana. Tahad Tallinnasse tulla või? Tule vaata. No siis tulime kohale siia, vaatasin, et täis peldik, eks ole nii-öelda, et ei taha nagu siia päris tulla. Ja naine ütles, et aga mis seal on, siis teeme korda, et tapeet maha, tapeet peale. No, see muidugi nii lihtne ei olnud, siin läks oluliselt rohkem aega, rohkem raha, aga tulemus on ta täna käes. Ja noh, need tingimused, mille alusel ma siin olen, on nagu jaburad. Ma ei tea, sükst asja ei saa mitte kuskil mujalt. Ja noh, või ka hea näide oli, ma tegin otsuse siin üks päev. Mul tuli täna 9. mai välja surfisaade surfariga. Ja ma tegin enne saate välja tulemist, siis ma ei tea, siin mai alguses tegin otsuse, et ma lähen surfilaagrisse lapsega. Jube kihvt. Kõnetab. Ma ei oska ujuda, aga ma lähen 9 päevaks laagrisse. No see on puusedeni vees, eks ole, vest on seljast turvaline värk vaata, et pakun lapsele isa ja see ongi isa ja laste nagu surfilaager. Et lähen kohale, kutsun paar sõpra lastega kaasa ja oleme nagu lihtsalt nagu teistmoodi vaata Hiiumaal. Ja siis vaatasin kord, et praegu ei saa osta, et vaatan äkki siin juunis, tekki augustisse siis sünnipäeva puhul nagu võtan endale selle nagu paketi. Ja siis paar päeva hiljem kirjutab saatejuht mulle, et kuule, ma kingin ka sulle muidu selle muuseas selle, et tule siis lapsega laagrisse. Me polnud rääkinudki sellest, et ma nagu
null rääkimist, lihtsalt kinkis. Ja niimoodi asjad kogu aeg tulevadki mulle. Mul lihtsalt tuuakse, kantakse raha, antakse tasuta asju, pakutakse kogemusi. See on minu elu üks väga tugev tööriist, mida ma kasutan ja ma ei tea, kuidas. Ma ei oska seda lõpetada. See lihtsalt juhtub, see on järelikult minu kaasas käiv. Ja see on lihtsalt seda vastu võtta täna on nagu, seda on raske olnud vastu võtta, sest minu mõistus tahab mulle öelda, ma tahan kogeda egolistlikult või ma ei tea, mis iganes tasandist, ma tahan kogeda seda, et ma käin selle cashi välja mingi asja eest, mis võib ka tekkida mingi sinna kõrvale, aga ma olen nagu seda, kuidas ma tänaseni olen operatiivselt toimetanud selle raha teemas, olen nagu maha teinud ja tundnud piinlikkust. Ja mul niimoodi jopab ja teistel nagu on raha osta, mingi nagu, tegelikult on pseudo, eks ole, aga ikkagi kogedata samamoodi, aga ikkagi nagu valikut on nagu vähem olnud, ma saan alati asju teistmoodi kuidagi. Ja siis lõpuks ongi see koht, et kas seal on vahe, kas ma saan selle Porsche osta, siis see Porsche kingitakse mulle. Saan selle maja tasuta või ma ostan maja, mis vahet lõpuks seal on. Ma sain selle. Ja siis ma olen täna hakanud seda nagu vastu võtma, et okei, Kris, see on sinu tohutu võimekus. Kuidas, ma ei tea, aga siis enjoy it. Sest ma ei tea kedagi teiskel niimoodi oleks. See on minu eripära. Ja võib-olla tekib mingi see rahaline pool ka, et kuidas siis rohkem endale rahaliselt nii-öelda võimaldada kogemusi ja materiaalseid asju. Et ma ei tea, kus sul selle raha teemaga on, aga... Väga põnev. Väga põnev vaata, et sul on see energia nagu, et mis loob siukseid võimalusi. Ka see, millega me salvestame ju. Kingiti mulle ju. Sa olid üks inimestest ka, kes sinna panustas. Jah? On su meeles see üritus? Oota, millest sa räägid nüüd? No, kui see set mul lauale kukkus, see oli sama õhtu, kui me salvestasime. Ausad naised podcastis Lauret ja sina. Ja seal oli veel peal hunnik erinevate inimeste nimesid ja kingitusi ja mul tehti see prokirjas üllatus. Ma olin mõelnud selle ostmisest. Ma ei tea, millal ma teen seda. Et sul on neid situatsioone ja näiteid nii palju tuua. Need on läbi elu kogu aeg. Ma mõtlen midagi teha, otsustan ära ja ma tahan seda. Ja tuleb pakkumine. Kai Oja käis mul saates ja siis pakkus mulle tirri. Tema enda 7-kuulist peaaegu 8000 eurot maksvat. Jaa, ma tahtsingi just öelda, et sa oledki käinud väga palju erineva rahateemalisi just kursuseid, loenguid, vestluseid, et mida sa oled nagu siis nendest nagu enda jaoks teada saanud. Kas sa oledki see, mis sa just enam jagasid? Aga midagi on nagu veel sealt. See on üks, aga teine pool on jah see, et millega ma pean tegelema, võib-olla millega ma ei pea tegelema. Ma tean seda, et ma ei tohi otsida kiire teed. Mida tahate perse. Kui vaatan tagasi vaadatavalt, siis kõik rahalised otsused, mis on tulnud kiiretest otsustest ja valikutest, mis toob kiiresti raha, on mind põletanud. Ma ei tohi tegeleda pättustega, sest need toovad mulle ka jammakaela, raha kaob ära. Ja teistpidi on see, et mis see taga, et see jookseb eest ära. Ma olen hästi klammerduv. Mul on hästi raske raha kulutada, hästi raske teatud hetkedel, mitte alati, aga teatud hetkedel raha välja anda. Ma ei usalda raha ringlemist. Ja ma arvan, need on sellised suurimad kohad, mis ma olen märganud. Kuidas seda lahendada, ma ei tea. Mul on just sellega nagu kergem, et isegi kui mul ei ole väga palju seal pangakontol, siis mul nagu on see usaldus, et see tuleb juurde, et ma pean natukene andma nagu välja, et ma ei saa nagu hoida teda nagu täiesti kinni nagu enda, et ma annan natukene sinna või et ma ei tea, kas või lähen kuskile kohvikusse, kus ma tean, et okei, ma väga palju ei saa raisata, aga ma võib-olla mingi ühe kohvi võtan, et mitte tekitada endale seda, ma ei saa üldse lubada midagi. Või nagu... see, et ei saa ja ma ei luba endale. Ja ma lihtsalt ei suuda kulutada. Lihtsalt suuda teada seda, et on hirm, et saab otsa. Ja, et see on minu see kõige suurem nagu nõrkuskoht, ma pean sellega tegelema, aga kuidas ma täna veel hetkel ei oska öelda seda lahendust? No see ongi ilmselgelt on see turvatunde ja see sinna hirmu sisse tuleb minna, siis täielikult seda nagu läbi kogema, nagu süvitsi nagu võtta nagu järjest, mis seal alt hakkab tulema. Et nagu see ei ole mingi nipsust tegemise asi, nagu, et see ongi... Mul on palju küsitud ka, ma olen nüüd saadetes ka ju ennast lasknud coachida ja Liina Vetikuga oli siin mingi aeg saade päris tükka taas, kui ma nutsin 3 korda saates ja täie kulusin, eks ole, ja ma olen teraapiast käinud tegema asju, uurin seda raha teemat erinevat külgedelt, on ju. Et Raivo Johanson käis saates ka pillisin, on ju. Aha, wow. Et nagu need on, kõik need raha teemad, on ju, et need on nagu järgult läinud, viinud lähemale sellele lahenduse nagu saamisele, kogemisele ja nägemisele. See ei ole täna lahenenud, see laheneb varsti, ma tean seda, et see ei ole elukestev asi mul. Tegelen sellega, aga teistpidi vaadates see ongi see koht, mõtlen, et mõni inimene võib küsida ka, et
mul on küsitud ka, et issand jumal, et kuidas sul ikka veel see teema on? Kuidas sul mingi teema on? Tekib see küsimus vastu, et ma arvan, et me kõigil on omad mingid teemad ja mõni teema ongi võib-olla valusam ja raskem ja nii on lihtsalt, et ma kunagi olin ka selline näpuga näitaja. Täna püüan nagu vähem olla, vahepeal kukun kindlasti sellesse kohta, aga ma täna püüan nagu mõista inimeste nagu selliseid raskuseid ja teemasid ka, sest mul endal on mingid teemad väga raske, mida ma ei suuda lahendada. Et kui mul mingi aeg oli näiteks, hea näitan sõltuvus, ma ei saanud aru üldse, kus inimesed sõltuvused on. Tubakas või alkohol või mingi pidu või narkootikum. Sul oli mingi sõltuvus? Jaa, ma avastasin mingi hetk, et mul on magusate jookide sõltuvus. Energiajoogid, Coca-Colad, mis iga veel. Mul on ka sõltuvus. Lihtsalt teine viis. Võib-olla mitte nii laastav kui nende oma, aga mul on ka sõltuvus. Ja siis ma sain aru sellest tundest, mis neid poes seal letide vahel kimbutab. Ja siis kaob ära vaata see, kui sul tekib nagu see paralleelsus või moment võrrelda ja analüüsida enda elu ja enda situatsiooni ja vaadata teiste inimeste elu ja nende situatsiooni kogemusi, siis kui sa suudad samastuda, ma arvan, siis kaob ära ka see koht, et sa mõistad hukka ja ongi võib-olla nagu veider öelda, et mul ikka mingi raha teema. Mõnel on võib-olla mingi tervise teema, mõnel on mingi suhte teema. Aga see ei tähenda, et see on koht, kus peaks nagu viltu vaatama, et ma ise vähemalt arvan seda, et jah, võtab aega mõni asi, et muud ei olegi. Ja võib-olla ei lahenegi. Siis on nii. No seda võib välja öelda, aga ma arvangi, et kui sa sellest nagu lahti lased, siis lõpuks need lahendused ikkagi tulevad. Ja kui sa ise nagu tahad, et see laheneks, see tahe peab olema seal, siis tuleb ka. No jah. Aga täna sa oled öelnud, et sa oled kõigest väsinud. Need peresüsteemid, see numeroloogia, mingid uskumused ja nii edasi, et sa oled pikalt süübinud. Tihtipeale muidugi inimesed lähevadki neid asju uurima, sest nad tunnevad, et neil on raske selles osas. Ega nad ju niisama neid asju uurima ei lähe, sest nad tunnevad, et neil on vaja nii-öelda veits teadmisi selles osas ja see on nagu huvi pakkunud. Sest mind on ka huvitanud, sest minu keskkonnas on olnud see nii, et mul on olnud see ellujäämis küsimus seal ikkagi kogu aeg. Ja kogu see... Okay. Ja kogu see eneseareng ongi olnud ja need saated on ka loodud ju selle pinnalt, et endal on olnud nagu raske, eks. Vähemalt mul on olnud nii, et mis on see tõuge olnud võib-olla mingid inimesi kutsuda endale saatesse ja nii edasi. Et see on jällegi teinud mind inimesena nagu avatumaks, õppinud, pannud mõtlema lahendustele. Aga mõistan ka lõpuks seda, et kui oled proovinud ja teinud ja ei ole nagu muutunud olukord on ja siis sa oledki juba lõpuks väsinud, sa jõua nagu kuulata, et teidki lõpuks seda, mida sa oskad ja annadki endast lihtsalt selle parima ja ongi kogu lugu, et mis sina nagu selles osas tunned või kuidas sinu kogemus on. Sest mina olen ka tundnud täpselt samamoodi, et ma olen üle küllastunud vahepeal mingitest asjadest täielikult, ma lihtsalt enam ei jaksa. Jah, ma arvan, et see on kurnav mõne mõttes tegeleda ühe sama asjaga kogu aeg ilma, et lahendus tuleks. Ja siis tekibki see koht, et aga ma üldse torgin, et laseks ta lihtsalt olla. Aga ma arvan, et kõige parem illustreeriv ongi see, et me igas heas on midagi halba, igas halvas on midagi head, et ma ütlesin sul üleval ka. Kui me käisime üleval korrusel ja sa vaatasid mu raamatriiulit, siis ma ütlesin selle ka sulle, et podcast on väga palju mu elu muutnud ja andnud ja väga palju võimalusi loonud, aga selle miinuspool, millest paljud ei räägi ja võib-olla kõik ei koge seda, mina kogen seda, et see miinuspool on see, et mul on info üleküllus ja ma tegelikult ei saa enam aru vahepeal, kust algan mina ja kust lõpeb külaline ja kus on tema mõtted, kus on minu mõtted, kus on tema väärtused, kus on minu väärtused. Ja tõekspidamised, seda infot on nii palju sisse tulnud, et see nende info, mida nende elust annavad, see on hakanud ka minu isiksust mõjutama sellised viisid, kus mul tekib tunne, et ma olen eksistentsiaalses kriisis. Ma ei saa enam aru, kes ma olen. Täna see läinud paremaks, aga vahepeal oli väga hull. Et see on nagu miinuspool selle asja juures ja ma ei tea, mul lihtsalt kohati nagu tundub, et mõtet on torkida ja surkida lõputult seal. Et mida ma kaevan? Mingid kohad nagu mind ei kõneta üldse. Võib-olla nagu mingil hetkel lihtsalt elu näitab ise nagu läbi elukogemuse sulle välja, mis on see tegelik siis teema või põhjus või miks see on nagu selliselt läinud, et me praegu võib-olla ei näegi seda suurt pilti vaata, et me nagu tahame muidugi inimestena siin näha seda suurt pilti, aga tuleb teisiti võib-olla see nagu hiljem nagu välja.
sa ütlesid, et numeroloogia järgi on see, et sa peaksid olema miljonär. Mulle kusjuures saatekülaline, see nägi Adeliine, pärast saate salvestus ütles mulle samamoodi, et sul vaesuse kood energias ei ole, et ta on mega üllatunud, et tavaliselt siin Eestis nende on see talu mingi mentaliteet ja et enamus inimestel on see, et siis minul ei ole vaesuse koodi, aga ometi ma siin istun ikka suht näpud põhjas ja mõtlen, kuidas enda elu nagu jalgele saada, aga võib-olla see ongi nagu mingisugune eluperiood vaata ja ei oskagi näha seda suurt pilti just nimelt ja inimese tasand tuleb siin ka vahele, mis seda takistab ja võib-olla mõnikord seda kerguse loomist läbi, nagu raha loomist läbi kerguse, on ju. Sellest kusjuures räägib ka päris palju see Mindvalleys olev Regina Hiller, ma ei tea, kas sa tead, et tema on üks manifestation nagu mingi ülim, ta on hästi palju lihtsalt saavutanud ja sellepärast on inimestele hästi nagu silma jäänud just, et vaatan korjaks, kas mul on veel sulle mingi mul on tegelikult päris pikad küsimused on ja ma vaatan veel nii ühesõnaga, sa oled öelnud, et sa näed end miljonärina, aga kas sa tunned ka ennast sellena, sellepärast, et tunne on ju hästi oluline, sest kui me ei tunne, aga me ütleme, et ma olen miljonär nagu varsti tulevikus. Ei, ma ei tunne, ma ei saa ennast tunda miljonär, kui ma ei ole miljonär, et ma olen nagu seda meelt, et jah, mingi mahus võiks ju tunda midagi, aga samal ajal, kas ma tunnen, et see on võimalik ja ma näen ettekujutustes ja tunnen ka mingil tasandil, kuidas ma võiksin käituda, kui ma oleksin, jaa. Seda ma mõtlesin. Kas ma tunnen iga päev seda, et ma miljonär, mul ei ole siukest, ma isegi mõtlen niimoodi iga päev. Aga kui ma vahel kipun mõtlema, siis unistama nii-öelda, siis ma näen, kuidas ma käitun selle rahaga ja kuidas ma inimestega käitun, kui inimesed suhtun, mida ma ostan, kuidas ma ostan, mida ma teen võib-olla, kuhu see raha läheb, kuidas ma enda elus elan, millised mu väärtused on. Seda ma tunnen ja näen. Et see mõttes jah, ma tunnen seda, et aga see tuleb. Kuidas sul on keskendumisvõimega, sest mina olen viimasel ajal... Niimoodi. Nii ongi. Mina olen viimasel ajal märganud seda, et ma olen see, et aktiivne teeme periood on ju, aga ma ei tegele niimoodi, et on 1-2 asja korraga, vaid on 4 asja korraga, mis tähendab, et ükski ei saavuta tegelikult väga kiirelt nagu seda edu ja see ei pane nagu, et meie tähelepanu on piiratud, ma olen selle peale nagu hakanud mõtlema, et ma just kuidagi hiljuti märkasin enda puhul, et mul on nagu, mõnikord ma ei suuda keskenduda niimoodi, et ma võtan nüüd ainult selleks aja, vaid mul tõesti, ma üritan vist kogu aeg olla nagu saadaval, mul tuleb mingid sõnumid sisse ja siis ma pean vaatama, tähelepanu läheb jälle ära, et ma lasen nagu päris palju ennast majutada ikkagi. Et mul ei ole see, et ma paneks praegu nagu plain mode'ile ja ainult 3 tundi keskenduks nagu ühele asjale. Ma ei tea, mul tekib vist mingisugune nagu ärevus või anxiety. Ma olen seda nüüd täheldanud. Jaa. Et sul on sellega hästi, jah? Niimoodi. Et sinuga siin salvestan praegu, siis ma lähen ju kohe tegelikult töökoha juurde. Seal ma teen kohe peaasjesse midagi tegema hakkama, mida ma täna ei tea veel. Et mul on hästi see switch erinevate projektide ja tegemiste vahel on momentaalne, ma ei vaja nagu üldse mingit aega selleks ette valmistust asju. Väga harva mõnikord, kui midagi tõesti väga ebameeldivad, siis ma pean kuidagi nagu võib-olla, ma ei teagi, või ei ole see, ma mediteerin või nagu tulen kohale või hingan või ma ei ole siuke inimene üldse. Ja mul lihtsalt on see, et hakkan pihta. Aga Toggle aitab näiteks üks tööriistadest, toggle.com. Sind on see aidanud, jah? Et see aitab näidata mulle tegelikult seda, kus ma arvan, ma teen palju, aga tegelikult ma neid ei mitte siitagi. Ja siis saad aru sellest, et okei, kus see aeg kulub siis. Ja siis see on hakanud nagu nägema, aga kus see aeg nagu läheb. Ja Airplay mode, jah, see aitab ka. Muidugi aitab, täiega aitab. Ma ei ole kui mina otsustan midagi teha, siis mina kätte saadab ei ole. Isegi kui te ei ole Airplane'i moodi peal, ma ei võta vastu. Et sa võid helistada, kui tahad, on pane ära seda. Okay. No, see ongi nagu esiteks enda aja juhtimine. No jah, ma mõtleks, läheb kokku selle distsipliini ja sellise nagu enesedistsipliini ja järjepidevusega, et kui ma otsustan midagi teha, siis ma ikkagi teen ja see kohalolu, et kui ma otsustan naisega, ma ei tea, intiimselt olla koos ja seksida, siis ma ei ole kätte saada telefoniga ega ei vaata samale, kas uus reels tuli ülesse. Aga see on reaalsust. Aga ma olen ikkagi kohal ja ma masseerin teda,
olen kohaline, üritan tunnetada, panna enda kätesse seda tunnet sisse, on ju. Et noh, kuidagi niimoodi, et ma suudan fokusseerida ennast ühele tegevusele. Mis edasi, mis plaanid tulevikus? Ma ei tea. See mõttes, et mul ei ole sükest klassikalist lased sulle, et I'm gonna go and build an empire. Seda ei ole. Et ma tahan hakata koolitama inimesi podcasti raames. Kuidas, keda, mismoodi ma täpselt ei tea, aga esimene suund on korporatiivne koolitus. No. Pool naljaga keegi ütles mulle, et podcasti Alar Ojastu või podcasti Peep Vain. Et noh, nagu selle suunaga, eks ole, et ettevõtetele või Kaido Pajumaani ettevõtetele. Et näidata, kuidas tegelikult podcast turundus ja müük on omavahel seotud ja kuidas nende võib kasu olla sellest. Et seda ma praegu töötan nagu üles, seda kursust või nagu sellist loengut. Kindlasti tulema välja mingi hetk ma ei tea, mastermindi või mis iganes, aga mis on podcasti ümber. No, nii tehniline pool kui ka siis saate sisu ja võib-olla turundus ja kõik see. Aga jah, 4. raamat on kirjutamisel, see on raha teemal. Ma arvan, mul on tunne, et kui ma selle ära kirjutan, siis saab raha teema lahendatud. Täpselt siuke tunne mul on. Aga ma ei ole sellega suutnud seda kirjutama hakata, sest et mind häirib see, et mul ei ole lõppu. Ja mul on tunne, et kui ma selle raha teema lahendan, siis selle raamatu kirjutamisega ja sellest rääkimisega ma panen punkti sellele teemale. Ja siis on see nagu head aega riiulis. Aga tegelikult peaks pihta hakkama lihtsalt, sest muidu ma pärast ei mäletan valu hetki. Ja mis veel? Ma ei teagi. Polegi väga midagi. Elan oma elu lihtsalt. Sul oli unistus Tommy Cash endale saatesse saada. Kas tuli mingeid vihjeid, kuidas saada? Ei tulnud midagi, jah? Ei tulnud, jah, et osad inimesed on ikkagi kättesaamatud ja teistpidi tegelikult ei ole kättesaamatud, või ma olen lihtsalt liiga väike. Nagu selle koha pealt. Ja see ei ole enda vähendamine, vaid ma olen lihtsalt liiga väike sellise kaliibriga inimese saamiseks täna. Kui oleks võib-olla isiklik connection kuskil vahel, keegi, kes teda tunneks väga hästi, siis võib-olla nagu saaks kuidagi kas kokku, et rääkida, kas on nagu potentsiaali teha üldse. Aga täna see on nagu, jah, tundub, et mingid inimestega lihtsalt ei ole võimalik. Samas, ma olen väga seda meelt, et oma teekonnal, ma olen 2 korda näiteks käinud Urmas Sõõrumaa saates, kes ka väga tihti ei käi nagu sellis, eriti rääkimas. Et siis mul tundub, et tegelikult nagu mingi eeldus nagu veel külalistega on tegelikult selline, et mul võivad vabalt juhtuda see, ma kirjutan, ma ei tea, Robin Sharmale. Nüüd ütleb mulle, et tavai. Et aga ma ei ole veel seda sammu teinud, et see on nagu järgmine samm ja ma tahan minna inglise keele peale. Et Kris Kala podcast muutub mingi hetk ingliskeelseks. Millal ma ei oska öelda. Mis sa arvad siis, kuidas nagu Eesti inimesed selle vastu võtavad? Ma ei tea, aga ei koti. Ei koti, jah. No, sest see koti, see on konnatiik. Et ma avan inglise keelega selle podcasti ja seal on see kuulajaskond 100 kordades suurem kui Eesti oma. See nüüd tähendab seda, et ma ei hindaks enda kuulajaid ja vaatajaid täiega hindan, aga ma usun, et enamikkel on inglise keel ka suus. Ja sellepärast see koti, et ma ei saa jätta nüüd sellepärast tegemata, et äkki mõni mind ei kuula nüüd sellepärast, et ma teen inglise keeles. Minul kisub, ma tahan väljakutset ja see väljakutse on inglise keeles podcast. Et jah. Kas järgmine nädal on tegelikult Eurovisioon, kas sa vaatad ka seda? Tead, Tommi on ju seal. Mõte oli vaadata, jah, isegi see aasta. Ma võtsin sest, et mulle kindel ei. Mõte oli vaadata pulli pärast, et mul on tunne, et võib võita. Aga ma ei ole kindel, võib-olla me oleme Tartus ja siis me võib-olla üldse ei ole kuskilt vaadata seda asja. Nii et sau. Kui kodus olen, siis ma ilmselt vaatan. Okei, ja viimane küsimus sulle. Milline on sinu jaoks aus naine? Aus naine, Elis Liivaru. Aus naine. Ma kusjuures, ma alles õpin aus olemist. Ma ei ole tegelikult nii aus olnud. Ja ma arvan, et paljud kuulajad tegelikult kõik ei tea ikkagi, kes see Elis Liivaru veel on ja mis on tema lugu ja miks ta üldse podcasti alustas. Ma olen seda mingites plaanides jaganud, aga ma ei ole veel võib-olla nii aus olnud. Mis on minu teema olnud? Ma nüüd räägin endast siin, tegelikult küsisin sinu käest, vaata. Aga lihtsalt see kuidagi klikkis mul praegu, sest et vaata, kui meil on öeldud, et sa oled nagu too much ja sa oled nagu hoia ennast tagasi. All over the place, siis
sellistel inimestel on tekkinud selline muster enda kehas kuidagi, et nad hoiavad ennast nagu kinni. Enda see tõde on moonutatud ja ma olen väga palju tähele pannud, kui on nagu, ma ei tea, mingi seltskond või nagu isegi saates mõnikord ma ei ütle nagu täis tõde, sest et mul on nagu mingisugune filter vahel, mis ütleb, et nagu oi, ära siit päris kõike nagu välja ütle veel, et on ohtlik, vaata, et ta nagu on selles mõttes kaitse mul endiselt veel, ehk siis ma ei ole veel kõike nii brutaalselt ja ausalt nagu saanud nii-öelda kõrist välja öelda, aga ma olen sellel teekonnal, ma arvan, et me kõik oleme mingis mõttes selle puhta aususe ja autentsuse teekonnal ja mina samuti lihtsalt tahtsin seda öelda. Proovi laiata midagi, vaata kord tuimalt, et see on vabastav, et mina olen seda kogu aeg teinud algusest peale ja ma olen öelnud asju, mis võib-olla mõne jaoks on nagu sellised, et mul on öelnud ka, et issand jumal, mul oli nagu raske kuulates, see nii piinlik, mis sa rääkisid tema jaoks. Minul on see, et mul ei ole häbitunnet. Et Kärsin ütles kunagi, et ta on sündinud ilma häbitundeta. Mul tundub, et mul on see samamoodi, et mul päriselt ei ole nagu häbi ega piinlikkust, kui ma räägin. Ja mul oli salvestus siin mingi aeg, ma nüüd ei tea, mis ajal see välja tuli, sest ma ei tea, mis see saade väljas on, aga üks külaline näiteks ütles saates avalikult esimest korda siis, mis oli mulle ka suureks üllatuseks. Ta ütles, et tunnistab, et ta näiteks on tõmme meeste poole ja ta ise mees. Ta polnud seda varem rääkinud mitte kuskil. Ta ei seda alla surunud kogu aeg. Nüüd ta tahtis välja öelda selle, et ta on sünnist saate olnud tõmbega meeste poole. Ja ma täiega tunnustasin ta selle eest, et see on nagu nii julm ja hirmus ja häbi võib olla välja ütlemine, eks ole, sellise asja ütlemine. Aga see on hädavajalik, selle asja rääkimine ja lõpuks ongi see, et no võta. Lõpetuseks. Ta tahab ilusti istuda ja mitte seal selja peal olla. Pepu ilusti käpa maha. Et mina ütleks küll niimoodi, et selle koha pealt, et ta ei pohh, mida teised arvavad. Täitsa pohhu lihtsalt ausalt ka, no mida sa nagu, mitte sina, ei mõtlen ka kuule ja vaata, mida te mõtlete selle peale või muretsete, mida keegi teine arvab, see mõttes, et inglise keeles on niisugune hea lause, mis ma olin 15, ma arvan, kui ma lugesin niisugune korda seda, see mõjutas mind tohutult palju. Et no one is willing to die your death, so why would you let them live your life? Ja see panime mõtlema, et okei, keegi ei ole nõus minu eest minu surma nagu kogema, ehk minu eest surema, aga mis ma luban siis teiste inimestel enda elu elada. Ja see ongi see läbi, minu jaoks oli see tõlgendus läbi selle, mis teised must arvavad. Tema arvab, ma peaks olema jutukam, no ma siis olen jutukam. Ma peaks olema nagu vaoshoitum, ma siis olen vaoshoitum. Live your life ja ole sina, kes sa oled. Aga vastuse küsimusele, milline aus naine? Ma ei oska sulle vastata selle küsimusele. Nagu, äkki ongi see häbi tundeta? Ma ei oska vastata küsimusele, ma arvan, et on inimene, kes oskab ennast väljendada, julgub ennast väljendada. Ja see ei ole nagu see koht, et ma independent black woman, vaata, nagu siin öeldakse, et nagu mitte see, et ma nüüd sõidan üle või olen mingi hull feminist, ma seda ei mõtle, aga lihtsalt inimtasandil julgus, ausus, julged rääkida asjast nii nagu asjad on ja kui sul midagi meeldis, ütled see välja ja samas oskad märgata ja tunnustada ja olla ja ma ei tea ka ausus. No. Milline on aus mees? Kuidas sa defineerid ausat meest? Aus mees on see, et ta on endaga esiteks kontaktis, ta julgeb olla see, kes ta on, samamoodi julgeb ennast väljendada ja näidata ennast brutaalsel ja sellisel viisil, nagu ta on ja ta ei kardagi teiste arvamust ja puudubki see häbitunne. Jah, suht sama. Peaaegu. Okidoki, aga meie hakkame vaikselt siin lõpetama, on juba päris pikalt salvestatud, nii et loodan, et teile see vestlus meeldis. Kris, aitäh sulle, et sa jagasid ennast ja kutsusid mind siia külla ja ma arvan, et järgmiste põnevate saadeteni, on ju? Järgmises saates on külaliseks Krisi koer Tessa. Okei, tšau teile! Tšau. Number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got tons of soul. I'm a true collectible. Famous, also famous. Number one desirable. I do what I want when I want and how I want.